Tere tulemast Kantar Emori turunduspraktikate podcasti Point. Minu nimi on Alar Pink, olen Tallinna Ülikooli BFM-i turunduslektor. Tänane külaline on Maarja Kalep, Baltikumi müügi- ja turundusjuht Apollo kinos. Tere hommikust. Sai kõik õigesti? Jah, sai õigesti. No nagu ikka Pointis on meil kohane, et siis me räägime kõigepealt karjäärist, kuidas mingid valikud toimusid ja räägime palju turundusest, kuidas me turundusest mõtleme ja kuidas turunduse tulevikku näeme. Esimese küsimusena ma alati küsin, et milline oli esimene kokkupuude tööga? Turundustööga oli, ma arvan, vahetult enne ülikooli lõppu, aga ma alustasin üldse nagu meediaagentuuris sekretärina, nii et põhimõtteliselt ma olen 100% praktik, ehk et ma ei ole kunagi õppinud turundust, et minu haridus on üldse see, et ma olen lõpetanud Tartu Ülikooli inimgeograafia magistrikraadiga. Äkki selgitaks, mis see mõte on seal taga? Inimgeograafia on nagu majandusgeograafia, ehk siis ta õpetab inimeste positsioneerimist, maalt linna kolimist, seal on natuke nii-öelda, mis on ressursid, mis riike nagu edasi viivad, topograafia, geoloogia, ta on loodusteadused. Mis selle valiku põhjus oli? Valiku põhjus on väga, ütleme, elus on juhused. Tegelikult minu unistus oli saada hambaarstiks. Ja minu kooli lõpueksamites ma tegin keemiaeksami ja kuna ma sinna sisse ei saanud, ma pidin tegema teise valiku ja ainuke, kuhu ma oma eksamitega sain minna, oli geograafia ja kuna mul nagu sellel ajal sugulase juures, kelle juures ma ööbisin, siis tema mees oli geograaf ja nad põhimõtteliselt siis nagu suunasid mind sinna, ma mõtlesin, ma aasta pärast vahetan eriala, aga seda ei juhtunud. Ja tegid kohe magistri ka ära sellega? No mul on see magister. Pikendatud magistri? Jah, just. Mis see amet oleks olnud, kui oleks reaalselt seda teed pidi läinud? Meie kursusomad on väga paljud ülikooli juures tööl tegelikult. Teadust teevad hoopis? Ja sa võid olla geograafia õpetaja, sa võid teha mobiilset nagu rännet või vaadata mobiilse positsioneerimise järgi, kuidas inimesed liiguvad, selliseid asju. No sattusid hoopis meediaagentuuri. Kuidas see juhtus? Vaatasid kuulutust, et Google peaks tööle minema? Jah. Täiesti oligi nii, et ma otsisin tööd ja kuna mul oli eelnev kogemus sekretäri alal, nagu ikka noortel tüdrukutel, siis jah, nad otsisid sekretäri, ma elasin siis veel Tartus, niimoodi, et ma tulin Tallinna tööintervjuule ja kolisin põhimõtteliselt nädalaga Tallinnasse tagasi, ma olen Tallinnast pärit. No mingi aeg sa olid siis sekretär ja hakkasid vaatama, et see valdkond ei olegi nii halb või? Jah, ma ütlen, et see on siuke nagu ise karjääriredelil tõusnud inimene, et oligi, et ma olin kõigepealt sekretär, siis ma olin meediaplaneerija, siis ma olin junior projektijuht, siis olin senior projektijuht ja nii see edasi läks. Mis sulle seal kõige rohkem köitis selles meedia selles, kas see valdkond ise või oli see nagu agentuurina selline nagu vabam keskkond, et oli kihvt seltskond või mis siin köitis üldse? Ma arvan, et mõlemad. Sellepärast, et seltskond oli väga kihvt, see aeg oli üldse, ütleme, meedia- ja reklaamiagentuuride tippaeg, ehk et raha väga ei loetud, keegi väga ei mõõtnud, nii nagu tänapäeval sa saad ikkagi igat investeeringut teada, palju see sulle tagasi toob, aga ta pakkus nagu pinget, ma ei oska seda nagu võib-olla sõnadesse nii panna, et ta numbrid, natuke siukest huvitavate koostööpartneritega suhtlemine, turundus üldse on ikkagi sellel ajal oli väga, ma arvan, et siiamaani seksikas valdkond, et see. Valdkond ise juba huvitav. Mis pärast seda tuli, et paljud siis liiguvad kas edasi teise agentuuri või on siis nagu kliendi juurde minek, et sina läksid siis edasi kliendi juurde? Ma läksin tegelikult kõigepealt üldse meediamajja, ehk ma turundasin ajakirjade kirjastus erinevaid ajakirju. Ehk vahepealsesse sellisesse kohta? Aga seal ma olin hästi lühikest aega, ma olin seal 1 aasta ja siis ma läksin edasi kliendi juurde, kes oli tegelikult ka meie agentuuri klient Swedbanka, siis investeeringuid ja senioreid turundab. Kas see oli jälle leitud kuulutusena või juba kuidagi läheneti või kuidas see oli? Mind nagu huvitub, kuidas nagu tööotsad tekivad inimestele? Ma kandideerisin aga ma alguses ei saanud.
ehk siis seesama, et ma läksin aastaks sinna ajakirjade kirjastusse ja siis juba tegelikult osakonna juhataja pöördus otsa ja et nüüd on aeg tulla. Ja mis need vastutusvaldkonnad siis olid algul? Investeeringud ehk siis teine pensionisammas, kolmas pensionisammas, elukindlustus ja seeniorite segment. No see oli juba natuke teine töö, eks ole, et sa mõnes mõttes pidid natuke rohkem toote sisse vaatama, et teistpidi oli ainult nagu kommunikatsioon, et kuidas sa selleks nagu valmis olid mentaalselt või noh, et sa ise ütlesid, et sa pole ka õppinud seda, et mis sind aitas selles nagu tööl hästi hakkama saama? Mul on see uskumus, et kõik on õpitav, tuleb ainult tahta. Ehk siis seesama, et sa pead hakkama ise erinevate inimestega rääkima, sa pead huvi tundma, sa pead rääkima tootejuhtidega, valdkonnajuhtidega ja ma mäletan minu esimene koosolek, esimesel päeval oli pensioni teise samba kriisikoosolek, kus oli siis nii-öelda investeeringute fondi juht, valdkonnajuhid, ehk siis meie olukord oli see, et LHV oli turuliider ja me tahtsime sinna samma jõuda. Et kuidas siis jõuda, siis oli vaja panna kohe plaan paika, eks ole. Kas sind aitas siis selle juures see, et sa agentuuris ennem olid just sellise nagu suhtluse peal mõnes mõttes hästi palju, et kuidas klientidega hästi hakkama saada, kuidas ma ei tea, kanalitega seal hakkama saada, et see niisugune alus kogemus nagu žongleerida nendes suhetes on nagu üks selline võib-olla hea iseloomu omadus, mis võiks ühel turundajal olla, eks ole, kuidas asju teha saaks hästi ära. Kindlasti, selles mõttes, et introverdina on sul ikka raske turunduses läbi lüüa, aga peab olema ka endal huvi. Ehk seesama, et sa tahad ka aru saada juurtasandil sellest tootest, sellest kliendist, kuidas protsessid ka teistes osakondades käivad, miks neid otsuseid üldse vastu võetakse, kõik see. Kas see, et organisatsioon oli ju suur, Swedbank oli juba tollel hetkel suur, kuidagi ka kohutas või ei olnud pigem hea väljakutse? Ja ma ei ole kunagi kartnud suuri ettevõtteid, et ma arvan, et oma loomult olen ma ikkagi ambitsioonikas ja ma olen alati tahtnud edasi liikuda, et ma ei kartnud. Kaua sa seal olid ja kas seal oli üks roll või mitut rolli sul hiljem juba? Ma olin seal turunduse projektijuht kogu selle aja ja ma olin seal natuke üle 3 aasta, aga sellest 1,5 olin ma lapsega kodus. No, ühesõnaga see klassikalise 3 aastat sa nagu just olid ära, mis tollel hetkel nagu oli, aga laps on ju ka suur saavutus tegelikult. Jah, seda vahepealt teha, aga see ei lasknud mind häirida, et last võib saada ka nii, et sa töölt ei kao kuhugi. Ja Swedbank aeg sai läbi, siis sa liikusid Tallinkisse? Jah, siis läksin Tallinkisse. Ja seal jällegi, kas vaatasid kuulutust või keegi võttis ühendust, et kuule, et selline asi on, et äkki kandideerid? Vaatasin kuulutust, see oli täiesti kuulutuse peale minek. Ja kutsuti, mille peale kuulutuses? See oli, sellel hetkel oli ta vist turundusosakonna juhataja, aga neil oli ka ikkagi väiksed struktuuri muudatused, ehk siis minu eelkäija oli rohkem nagu reklaamiosakonna juht, kelle all olid ennekõike disainerid. Ja need sisereklaamid seal. Just. Aga kui mina tulin, siis mina hakkasin seda laiendama ja tegelikult ka oma tiimi kokku panema, et ma hakkasin vaatama teiste osakondade all olevaid inimesi, kes tegelikult sobiksid turundusosakonda ja täiendaksid seda. Jällegi nagu ikkagi suur tööandja on ju, suur tegija, väga hea renoveega tegija tollel hetkel ka on ju, et päris julge samm, et ma ei teagi jällegi, sul oli juba kogemust all, aga ka võiks öelda, võib-olla mitte nii palju on ju, et minu kõige väiksem kogemus oli tegelikult inimeste juhtimine. Et see oli esimene väljakutse sinu jaoks? See oli minu jaoks ja ma mäletan enne, kui ma tööle läksin, ma lugesin ikkagi juhtimisraamatuid, et panin endale to-do listi, et mida ma siis nüüd esimese 3 nädalaga ära teen. Et see ongi, et tunda kindlamalt ennast selles rollis. Mis seal selles kõige suurem väljakutse oli just selles inimeste juhtimises, kui sa varem sellega sellisel, kui projektides on ka inimeste juhtimine, aga see, et sulle on vaja motiveerida oma nagu alluvaid mingi eesmärgis suunas, et mis sa enda jaoks kõige rohkem seal nagu mõtlesid, mis see väljakutse on? Minu jaoks oli esimene väljakutse see, et mul oleks ühtne tiim, ehk siis, et need valdkonnad oleks kaetud, mida ma oma silmis näksin, et oma turunduse eesmärke täita. Aru saada, mida need inimesed teevad ja aru saada, mis on nende tugevused ja nõrkused, ehk siis kasutada ära nendega isikuomadusi, et nad tööl oleksid paremad.
et selle sa mõtlesid läbi. Mis need õpikud sulle kaasa andsid, et ja mis see reaalsus pärast oli, et üks asi on see, mida me nagu loeme, kuidas kõike peaks perfektselt tegema ja siis hakkad tegema, et kus sa õnnestusid, kus sa ebaõnnestusid nende raamatutega võrreldes? Noh, mida ma tegin oli see, et ma arvan, miks mul oli suhteliselt lihtne õnnestuda, ei olnud võrdlusmomenti. Ehk et ma hakkasin ikkagi suhteliselt algusest looma osakonda. Kuna ma tegin selle, et ma sain kõikide inimestega kokku ja tundsin huvi ja seda ei olnud ennem tehtud, siis juba see tegelikult andis neile, ma arvan, positiivse emotsiooni ja usalduse minu suhtes. Nagu inimeste juhtima rohkem. Just. Ja no väljakutsed olid see, et eks ma ikkagi eksisin mõnes inimeses, et midagi ei ole teha, inimene võib ennast kokku võtta ja müüa ennast sulle sellisena, nagu ta tahab. Ja ma sain aru siis mingi hetk, et tegelikult sa pead mängima nende kaartidega, mis sul on, et sa ei saa neid inimesi tegelikult väga lihtsalt nagu kõrvale heita. Ehk seesama, et siis sa pead leidma, mis on tema motivaator, mis on tema tugevused ja tegelikult siis juhina teda suunama selles suunas. No jah, et sa ei saa nagu lähtuda sellest, et sa kõiki võid kohe ära nagu saata, kes sulle ei sobi, et suurtes organisatsioonides ka, et sa ikkagi nagu pead mingi aeg ikkagi proovima neid mingi eesmärkide suunas juhtina. Aga sa leidsid, et sa oled nagu ikkagi juht, et vaata mõned, kes satuvad siis olukorda, ütlevad, et nad ei taha, tegelikult nad ei taha seda teha, et inimesed on probleem ja ma parem teen oma spetsialisti tööd. Et sind see ära ei kohutanud, et sa pigem leidsid, et see on ka midagi, mis sind käima paneb. Ja, ma ütleks, et ma arvan, et ma olen ikkagi mõlemad, see on seesama, et ma olen küll inimeste juht, aga mind väga huvitab valdkond ja ma tahan olla valdkonnas hands-on ja aru saada. No aga mina isiklikult arvan, et võib-olla kõikides valdkondades nii, aga turunduses ka eriti, et ega sa hea turundajana sa vist ikka peadki nagu aru saama, mis valdkonna spetsialisti tasandil toimub, et jällegi, et meil ei ole nii suuri korporatsioone, isegi kui Tallink on nagu suur tööandja ja nii edasi, aga et meil ei ole nagu nii palju kihte, et et välismaal on need kihid ongi, et sa oledki nagu juhtide juht ja nii edasi, eks ole. Jah, ega Eestis, ma näen, et tegelikult kogu maailm liigub selles suunas, et tahetakse, et inimesed ikkagi teaksid, mida nad teevad. Ja mina ka usun seda, et lihtsalt vabandage, sooja õhu puhujaid on vähem vaja, et on vaja ikkagi reaalseid töötegijaid ja see nagu toetab seda, et sa pead aru saama, et ka oma spetsialiste tegelikult strateegiliselt juhtida. Sest väga tihti peab ikkagi olema turundusosakonna juhatajaga visionäär ja strateeg. Tema peab nägema tervikpilti ja kui sa ei tea ikkagi piisava detailsusega asju, siis sa ei suuda seda ka kokku panna. Sa mõtled nagu niisugune hea sparringpartner selle spetsialistil ka, et aidata nagu mõelda, et kui ta pakub midagi, et siis sa saad aru, et mille raames ta üldse pakub, et kas see oleks nagu adekvaatne üldse see nagu suund või mitte arvestades kõik. Ja teine asi ka see, et uute asjade ja uute suundade toomine. Et väga tihti juhtub ikkagi see, et turundusjuht on see, kes annab selle uue visiooni ette. Aga seda võib-olla ka oodatakse, eks ole, tihti peale on erandeid, eks ole, miks turundusjuhte vahetatakse või läheb keegi ise ära või läheb lapsega koju, eks ole, aga et ikkagi paljudel kordadel on ju see, et tulemused ei ole päris need, mis tahetakse, siis otsitakse, eks ole, uut inimest ja siis loomulikult tahetakse mingit uut nagu nägemust, eks ole. Seal Tallinki ajal oli sul ka teine roll, eks ole, pärast. Ja ma olin, algus olin Eesti turundusosakonna juhataja ja siis ma arvan, et 3 aastat hiljem muutus mu roll, et ma olin kõikide riikide digiturunduse nagu juht. No mida see nüüd siis nagu muutis kogu töös, et tulid rohkem kui üks riik juurde, et sellega ka sa varem kokku ei olnud puutunud, eks ole, mida see sulle andis kaasa? No ta annab sulle rahvusvahelise tiimijuhtimise kogemuse, aga ma arvan, et kõige raskem oli see, et meil oli maatrikssüsteem, ehk et nad ei allunud otse mulle, vaid nad allusid oma maajuhile ja väga raske on prioritiseerida nende töölauda, ehk siis see, et nemad tahavad esimesena teha asju ära, mis on tema riigile olulised, aga minu eesmärk on teha ära asju, mis on kogu grupile olulised. Ja see vastuseis ja motiveerimine oli ikka väga suur väljakutse. No maatriksjuhtimisega me oleme kõik vist kokku puutunud ja see on niisugune klassikaline nagu juhtimise võtte eriti lääne kompaniidest ja seda on siit hästi palju siia ka tulnud, et ma olen jälle mõelnud seda, et kas seal ei tule natuke selle projektijuhi kogemus, eriti kui sa olid meediaagentuuris nagu
positiivses mõttes noh, appi, sellepärast et sa pead kuidagi motiveerima inimesi tegema asju, kuigi nad ei ole üldse sinuga seotud, on ju. Noh, on ju, klassikaliselt ju turundusjuht on ka nagu projektijuht, vahet ei ole, kas sa, eks ole, juhid nagu enda otsest ressurssi või näiteks ettevõtte sees erinevate valdkondade neid, on ju. Et maatriks juhtimisel vist see on kõige suurem aktiva, et sa proovid kuidagi nagu pehmete väärtustega lükata neid asju, et ei saa nagu hüpata peale, et noh, kuule, sa pead tegema. Jah, seal on hästi palju koordineerimist, info jagamist, suunamist, aga see oleneb täpselt see, et kes su inimtüüp vastas on ja kui on ikkagi see, kes teadlikult hakkab vastu töötama, siis noh, on olemas eskaleerimise viisid, on olemas nii-öelda rusikaga vastu lauda löömise, öeldes, et nii nüüd on, et ta on raske, aga tehtav. Ütle mulle seda, et noh, et seal oli siis rohkem kui nagu üks maa sul on ju, noh, ma eeldan, et seal olid nii Baltikum kui ka Skandinaavia, eks ole, maadest on ju. Kas sa seal mingit erisust tundsid, et noh, inimesed on nagu nii indiviidid, eks ole, aga kas sealt tulevad mingid rahvuslikud eripärad ka, et sul nagu need lähenemised on nagu erinevad siis või? On, selles mõttes, et ikkagi rahvused on nii erinevad, need on minu kogemused, et selles suhtes, et Läti inimene on see, kes tema jaoks on oluline nii-öelda temast üks kõrgem. Just, temal on see, et kui direktor ütleb, siis nii on. Skandinaavia puhul näiteks Rootsi on see, kellel on vaja väga palju diplomaatiat, ehk et ei tohi peale hüpata, ei tohi kritiseerida, tuleb hästi palju arutada, et noh, see on naljaga öeldud, et saame kokku, arutame midagi, ei otsusta, lepime kokku, millal me järgmine kord uuesti kokku saame. Natuke siuke veenmis nagu loogika oma vahel, et veename üksteist, et see on ikka õige teekond minna, eks ole. Just, ja noh, kuna mina oma isikuomadustelt olen väga otsekohene, siis eks aeg-ajalt nagu tuli mulle ka nii-öelda tagumikust hammustama, et tuleb maha võtta, ei tohi nii järsku läheneda, aga sa ei ole siin vist üksi, et ma olen aru saanud, et need, kes Skandinaaviaga ongi ka pankades tegutsevad ja nii edasi, et siis nende jaoks ongi võib-olla see niisugune oskus selle mõtteviisiga kohaneda ja mõned on väga hästi ära kohanenud, et siis nad võtavadki seda aega. Ja meie, kes me oleme näiteks kärsitud oma olemuselt, tahame nagu kiiresti asju teha, siis see tekitab frustratsiooni, et mis toimub, et miks ma pean siin selgitama, et räägime ära ja liigume edasi, eks ole, et mõnele sobib see rohkem, mõnele mitte, et võib-olla jälle nendest asjadest on hea sellepärast rääkida, et kui keegi on siuke teelahkmel, et kas võtta mingid positsioonid vastu, siis ta peab korra mõtlema, milline ta inimesena on, et võib-olla talle väga sobib see, on ju. Jah, sest sa oled kogu aeg muutumises ja sa pead ühest küljest oma suhtlusviisi muutma, arusaami muutma, aga samas sa pead jääma ju iseendaga ausaks, julgema endaga peeglisse vaadata. No kas nüüd kogu Tallinki perioodi kokkuvõtteks, sinna mahtus palju tegevusi ja kindlasti palju saavutusi ka, aga millele seda kõige rohkem nagu tagasi vaatad? See, et sa õppisid seal juhtimist ja ka neid veenmise kunsti, aga mis sa võib-olla kõige rohkem kaasa võtsid lisaks nendele veel? Ma üldse arvan, et Tallinkis need 5 aastat veedetud on mind õpetanud kõige rohkem minu nii-öelda karjääris ja lisaks juhtimisele ka digiturundus ja turunduse automatiseerimine. No ja nemad juba olid väga tugevad selles, eks ole. Jah, ja seal ma sain ikkagi reaalselt juba projektides osaleda, ehk see kogemus, mis ma sealt sain, on selle koha pealt ikka väga tugev ja ma tunnen, et ma saan tegelikult selle kogemuse pealt siiamaani veel. Võt, see on nüüd huvitav, sa mailisid ära seal turunduse automatiseerimise, et meil ongi võiks öelda, et nüüd meil natuke rohkem hakkab seda olema, on ju, aga et osad suur ettevõtted, Tallink oli nendest üks, on ju, juba rakendas seda, et kas sinu jaoks oli natuke nagu üllatav ka, et see lähenemine on natuke teistsugune kui klassikaline, ma ei tea, panen reklaami meediasse nagu lähenemine või? Ei olnud, ma arvan, et mind huvitas see, et seal ongi tegelikult ma tahtsin rohkem teada ja selle tulemusena ma tegin väga palju koostööd ka arendusosakonnaga, IT-osakonnaga, ehk seesama, et sa laiendad oma arusaama, mis on turundus, mis on kommunikatsioon kliendi vaates. Et on inimesi, kes võtavad võib-olla, et turundus ongi kampaania või reklaam. Minu jaoks on turundus
peaaegu kõik, mida ettevõte teeb oma tarbija ja kliendi poole. Et see ei ole vahet, kus sa seda sõnumit või kommunikatsiooni või teenuse kvaliteeti talle annad. Kui Tallink läbi sai, siis kuhu sa läksid? Kas sind kutsuti või läksid ise? Mind kutsuti, ma läksin meediaagentuuri tegevjuhiks. Et siis põhimõtteliselt tegid veel järgmise sammu, et sa mitte ainult siis inimeste ja ütleme osakonna selliste ressursside eest ei vastuta, vaid nüüd sa pead hakkama juba vastutama või pidid vastutama kogu ettevõtte äritegevuse eest. Jällegi uus samm ju. Ja see oli ka minu karjääri eesmärk, et ma tahan proovida, kuidas on ettevõtet juhtida. Just selle mõttega, et ka minul on käinud peas läbi mõtted teha oma ettevõte ja et parem on seda praktiseerida siis juba olemasoleva peal, kui pea ees vette hüpata. No mis seal kõige suurem väljakutse sinu jaoks oli? Sa olid palju asju, sa olid juba proovinud, on ju. Sa olid seda valdkonda ju varem juba proovinud, seal klientidega koostööd olid teinud, on ju, ettevõttes inimesi olid juhtinud. Minu kõige suurem väljakutse oli see, et sa pead leppima olukorraga, kus sina ja su tiim võib teha kõike, aga tegelikult mitte midagi ei muutu. Kas sa räägid kliendi juures olevast situatsioonist, et sa justkui nagu tahad ja usud mingisse strateegiasse, seda ei võeta vastu või mingite pitchide puhul, et olete andnud endast parima ja tegelikult mingi absurdsel otsusel tehakse hoopis teine otsus või? Kõik. Ütleme see, et ma ei saa 100% minust ei sõltu 100% ettevõtte edukus. Ja see sõltub millest iganes. See sõltub klientide soovidest, see sõltub pitchidest, see sõltub omanike ootustest, kõigest sellest. No aga see teebki selle tegevjuhi tegelikult ameti raskeks, eks ole, et sa mõnes mõttes oled nagu mitme sidusrühma huvigrupi vahel, et omanikud ootavad, eks ole, mingit tulemit, et nad ei taha peale maksta, nad tahaks midagi teenida. Olenevalt majanduslikust keskkonnast, eks ole, võib olla see väga suur väljakutse, et kui, ma ei tea, ütleme, ootused on töötajatel suurematele sissetulekutele, on ju, klientidel vähem maksta, on ju, kõik see niisugune nagu kompott, on ju, ja siis seal sees, ma huvitav oleks sinu käest küsida, et kuidas sa nagu finantsjuhtimisse vaatasid, sest see on üks komponent. Vaata, kui ma nagu õpetan turundust ka, ma ütlen, et tegelikult turundusstrateegia tegemine koos turundusplaaniga on põhimõtteliselt ettevõtte strateegia tegemine. Ainukene komponent, mida me ei puuduta, mõnes mõttes finants, võib öelda nagu HR ja niisugused asjad ka, aga et äriplaanist on puudu tegelikult finantsplaan ainult, et kuidas sa cashflow või nagu mõistes seda ettevõtet juhid, et mõnikord tuleb sul rohkem raha peale, mõnikord on see raha alles tulemas ja sa pead kulutusi tegema, et see on nagu võib-olla isegi kõige raskem seal tegevjuhi selles või kuidas sina leidsid seda? Minu jaoks ei olnud raske, sellepärast, et tegelikult ka ju turundusplaani, nagu sa ütled, meediaplaanil me räägime kogu aeg rahast. Tulud-kulud peavad olema tasakaalus või siis tulud suuremad kui kulud. Ja see on seesama, et sa istud raamatupidajaga maha ja lähed lihtsalt programmidesse sisse, saad aru, kes on suuremad kliendid, mis ajal tuleb raha, kuhu läheb raha kõige rohkem, saad aru, mis on need grupid, mida sa pead nagu tähelepanu all hoidma, et see ei olnud minu jaoks nagu keeruline. Ei olnud, aga ma ütleks jälle see, et vaata, miks tihtipeale startupid kukuvad, on just selle sama käibe poole mitte nagu adekvaatselt läbi mängimine, et see sama asi, et ühes kohas sa pead maksma võib-olla ette raha ära, teisest kohast on sul see lõtk, eks ole, ma ei tea, 30-45 päeva, et sul võib seal tekkida 90 päeva mingisugust nagu kohta, kus sa pead selle raha kuidagi leidma, eks ole, ja kui omanik ei taha sulle anda, siis ka tihtipeale võib-olla finantseerija ei taha, et minu meelest see on nagu selles nagu eriti äri kasvatamises, kui ta äri on stabiilsem, võib-olla siis on nagu lihtsam, et siis on ainult võib-olla sesoonsuses mingisugune lõtk, eks ole. Et selles mõttes, meie jaoks ta oli ikkagi stabiilne, me oleme turul olnud väga kaua ja on teada ju nii-öelda need täpselt jooksvad tulud ja kulud, et need saaks kaetud. Aga mis ma arvan, minul oli kõige suurem väljakutse sel ajal, ma sattusin sinna täpselt koroona ajal. Ja koroona tuli peale, mis kogu maailm kukkus. Ja kõik kliendid tõmbasid ka nagu
just. Väga konservatiivseks oma elama. Et kui omaniku ootus on mind tööle võttes ettevõtte tulude kasvatamine ja sulle tuleb maailmakriis peale, siis see mõjub motivatsioonile ikkagi väga rusuvalt. No ja seda võiks nimetada force majeure'iks, eks ole, et, et see ei olnud nagu, see ei olnud ainult ju puudutas ei ühte valdkonda, vaid see puudutas nagu kõik, et me väga loodame, et sellist ajastut enam tagasi ei tule, eks ole, on ju. Et aga kuidas sa tundsid ennast lõpuks, kui sa nüüd vaatad tegevjuhina, sa ütlesid, et et sa oled mõelnud, et äkki veel oma asja ka kunagi nagu teha, et kas see oli midagi, mis sa tundsid, jah, see on minu töö? Ei. Ära tulles ma olin kindel, et ma ei taha enam ettevõtet. Kas see oli see, et oli rusuv nagu situatsioon või mis sind siis tegevjuhi ametis natukene nagu? Mulle meeldib olla natuke rohkem hands-on. See oleks nagu liiga üldjuhtimises või? Ta läks liiga siukse, jah, ta on just see üldjuhtimine. Et mulle meeldivad inimesed, mulle meeldib spetsialistid, mulle meeldib turundus. Et minu visioon ei ole kindlasti olla ettevõtte juht. Et sa nagu tunnetad, et sul hakkab mingi ajaga kaduma ära selle nagu tunnetus, kuidas nagu konkreetselt asja tehakse, eks ole, kuna su igapäevased asjad ongi vaadata seal, kuidas rahad liiguvad ja et inimesed oleks õnnelikud, tuleks tööle, kliendid oleks õnnelikud, et siis sa nagu ise ei arene nii palju kaasa selles valdkonnas, mis sind köidab rohkem, eks ole, ja see on huvitav, mõned on väga õnnelikud sellest, saavad sellest jamast, et ei pea enam nii palju nagu pead vaevama, kuidas metas mingeid asju tehakse, eks ole. Jah, ma olen ikkagi valdkonna fänn. No see aeg sai läbi. Ja siis läksin Apollo kinno. Läksid, kuidas sinna mindi? Kas kutsuti? Kandideerisin. Et selles mõttes mul on nagu olnud see, et ma olen kandideerinud. Ma arvan, et jah, kõigisse kohtadesse. Aga kui ma sinna juba lähen nagu intervjuule, siis tegelikult need vastaspooled teavad mind. Et ma ei ole olnud nagu inimene tänavalt. See on nüüd huvitav aspekt, seda on hea nagu öelda, et esiteks, et kõik ei käi Eestis tutvuste kaudu. Ei. Et tuleb ikka kandideerida. Georgi Viies isegi, kes nüüd läks küll ära Tele2-st, rääkis ka, et näed, et tuli tagasi ja ikkagi kandideeris ja väga korralik konkurss oli, et ei olnud siukene, et ikkagi kandideeritakse. Aga kuidas sul on olla teadmises, et sulle vastaskandidaadid on ka tegelikult nimekad inimesed? Suure tõenäosusega seal käib päris palju neid läbi, kes on ka karjäärid pikad olnud, et sa tunnetad mingit sukust konkurentsisituatsiooni või ei mõtle üldse selle peale? Ei mõtle. Sellepärast, et ma kandideerin ikkagi nendesse kohtadesse, kus ma väga tahan ja kus ma tegelikult ise ka tunnan, et mul on midagi anda. Et ma ei kandideeri lihtsalt kandideerimise pärast. Kas sa pakud mingit oma nägemust ka kohe alguses või? Ma mõtlen esimeses selles, mitte et sa ütled, et see on see plaan, aga et sul on mingid tähelepanekud või sa ikkagi tuled siukse nagu mineviku pealt ja ütled, et seal ma tegin siukseid asju ja et suure tõenäosusega mul on siin midagi anda. Mõlemat. Selles mõttes, et ma alati enne tööintervjuule minekut ma teen ikkagi väga tugeva kodutöö, et saada aru, millega see äri tegeleb, näha tarbija poole pealt neid kitsaskohti ja kuidas mina näen nende lahendamist. No sa võtsid vastu nagu laiendatud sellise rolli, eks ole, et müük on midagi, mida turundajad on ütleme armastanud ja vihanud, sellepärast, et klassikaliselt müügiosakond on koos tuleb teha, aga tihti peale on natukene sisemiselt erinevad eesmärgid. Ühel on väga lühiajaliselt, võiks öelda, et ta peab täna selle ära teostama, teine proovib kogu aeg pikemat perioodi vaadata, siis on selline ressursside omavaheline jagelemine, eks ole, nii rahalist kui ka aja ja kõik muud asjad. Kuidas see enda jaoks, sa tulid küll just nagu tegevjuhist, kus on nagu täiesti selgelt müük on üks siukene nurgakivi, et sa pead ise suutma müüki teha, et kuidas see enda jaoks seda nagu mõtlesid, et jah, et väga hea meelega võtan ka selle rolli? Mina olen alati arvanud, et müükiturundus peab koos käima, et see on olnud, need mõlemad on nagu nii-öelda selle mündi üks ja teine pool. Et ma nägin selles nagu, et ma saan natuke süvenenud ka müügiga tegelema hakata ja sellest aru saada. Ja tegelikult see oli minu jaoks nagu... Pigem väljakutse. Vaat see ongi nagu huvitav, et mina tean, et mina ei ole väga hea müügiinimene. Ma olen väga hea turundusinimene, aga müügiinimene ei ole. Ja miks ma seda olen
järeldusele jõudnud, on see, et ma olen töötanud meeletult heade müügiinimestega. Noh, vaata ka oma nagu karjääri jooksul, noh, täiesti briljantsete vendadega. Ja see iseloomu omadused on nagu täiesti teistsugused, noh, täiesti kardinaalselt teistsugused. Ja siis ma nagu mõtlen, mis on, ja ideaalis olekski tegelikult nende kahe paar, eks ole, kes nagu, ja ise saavad hästi läbi. Ja mul on olnud nagu karjääri jooksul, noh, väga häid näiteid ja väga halbu näiteid, eks ole, kus nagu ei saada üldse läbi, kuidagi nagu funktsioneeritakse. Et kui sa leiad endas need nagu mõlemad, on ju super hea, eks ole. Nüüd sa oled mingi aeg olnud, kuidas see tunne on selles rollis olla? Mulle väga meeldib, et aga see juhtub küll, et kui sa oled müügiga koos, siis sa hakkad hindama lühiajalisi eesmärke. See tuleb see numbritele ja tulemusele suunatus hakkab mõjutama. Sa hakkad iga liigutust ikkagi mõõtma, iga tegevust arvutama, kas seda tasub teha või mitte, ja me teame, et brändi kasvatuse mõõtmine on keeruline. No vaat see ongi nüüd nagu huvitav, et siin ühes diskussioonis me just arutasime seda, et me mõtlesime, et kas on midagi muutumas nagu noorte lähenemises turundusele, eks ole, et kas noored ei täpselt samamoodi ei mõtle, et noh, et selleks, et kiirelt nagu edasi minna, peaks kiirusel olema oma nagu koht, eks ole, et sa nagu näitad kiireid tulemusi, ja kiirete tulemuste näitamine on ka turunduslikus mõttes ju pigem sellise performance turunduse poole pealt, et noh, et teen asju, mis nagu kohe näitavad, et see bränd tundub nagu liiga siuke higihaljas asi, et seda võib elu lõpuni ehitada. Ja noh, kui sa räägid nii-öelda nõukoguga või kellegi, kes tegelikult vaatavad ju numbreid ainult, siis noh, seda emotsionaalset poolt seletada, noh, väga tihti võib sealt tulla see, et noh, see on soe õhk. Sellega olen nõus, finantssektor ei saa sellest midagi aru, sest tema jaoks on see lihtsalt mingisugune raha, mis läheb kuhugile, millel ei ole üldse nagu näha, midagi tagasi tuleb. Et mul on nagu tunne, et see võib olla, et me oleme suutnud brände ehitada, eks ole, on natukene selliste meie renomeede pealt, et me oleme nagu tugevad turundajad olnud ja siis me ütleme, et nii on. Ja nüüd tõesti, et kui nagu nooremad tulevad, tegelikult neil just renomeed ei ole, eks ole. Ja nad saavad näidata pigem sellega, mis nagu kohe toimib, eks ole, ja teise puhul nad ei oskagi midagi öelda. Ja kui sa nüüd ütled, et müügis sa tunnetad veel eriti seda, et kas täna tuli see asi ära, sain ma mingi kokkuleppe, mis juba ise oma olemuselt on siuke kiire, eks ole, et teeme neid asju, mis täna nagu toovad tulemust, ärme nagu räägi asjadest, mis võib-olla on mingi opportunity mulle, aga ei pruugi üldse tulla. Et kas kogu see sektor äkki paratamatult liigub sinna poole tegelikult, et me oleme sellises kiiremas tsüklis? No seda tegelikult ju räägitakse igal pool, et kogu maailm on liikunud hästi performance-based turunduse poole, vaadatakse ainult nii-öelda, mis on ka see, et digiturundus on hästi suure mahu peale läinud, kuna see on kõige lihtsamini mõõdetav kanal. Aga aina rohkem ja rohkem ikkagi, ma arvan, see tuleb samamoodi, need pikaajalise kogemusega turundajad räägivad, et me peame tagasi minema brändi kasvatuse juurde, sellepärast, et see sõnumite hulk, mida iga päev meid pommitatakse, see ei jõua enam kohale, ehk peab olema miski muu, miks sa neid valikuid teed. Ja siis me lähme tagasi top of mind'i juurde, brändi armastuse juurde, emotsiooni juurde. Loo juurde, eks ole. Ja siis selle taga on ju tegelikult see, et me mingit usaldust kasvatame, et see on see küsimus, et ega selle lühiajalise sellega me ei pruugi seda, et lihtsalt on see niuke tehingu keske see. No sa oled praegu kinovaldkonnas ja kinoreklaam on midagi, mis on nagu sellises, ma tahan kindlasti eraldi episoodi teha kinoreklaamist, sest see on niisugune nagu spetsiifiline valdkond, aga et on hästi tugev sellise nagu loo jutustamise koht, sest on niisugune nagu kõike haarav, eks ole, kui sa seal istud, et pole suuremat ekraani, välja arvatud võib-olla sul see VR, eks ole, aga seda sa seal üksi nagu ei jaga kellegiga, et sa jagad seal. Et see on niisugune, nagu ma ütleks, ideaalne pinnas siukse nagu loo tekitamiseks. On mul õiged mõtted või? Jaa, selles mõttes küll, et kui me räägime treileri reklaamist, seal on ikkagi pikad klipid, kes jutustavad lugu. Aga kuna Eesti turg näiteks on nii väike, siis see reklaam, mis sinna tuleb, on tavaliselt see, mis tuleb agentuurist, mis on teleklipp. Ja ei tehta kinoreklaami jaoks eraldi sisu. No see eeldaks strateegiat. Mina olen jälle siukene uskuja, et ma kunagi usu nagu ühekordsetesse asjadesse. Mina usun ainult nagu pikkadesse strateegiatesse ja tavaliselt ma olen teinud sellisi nagu
pikki kokkuleppeid, et ma mäletan, et kui ma olin ka Teres, ma ostsin ära, et ma läksin kinosse, mitte ainult, ma olin nagu igas meediagrupis, aga ma läksin kinosse, ma ostsin kõik seansid, kõik kinod terve aasta. Ja see strateegia toimis väga hästi. Ja siis seda oledki, vaata, et noh, et arvestad, et seal on tihedamaid kinokülastajaid, on need, kes käivad harvemad, igal juhul nad su asja saavad kätte ja muidugi siis sa pead tegema sinna teatud liike asjad sisse, on ju. Ja mina ütleks oma kogemustest see asi väga hästi töötas, on ju. Aga see eeldab siukest suurt lähenemist, eks ole. Ja see eeldab seda, et sa võtad kinoreklaami kui eraldi meediumit. Aga see eeldab jälle seda, et sinu meedia eelarve on teatud suurusega ja see usk kinoreklaami peab olema. No seal on nüüd jällegi see, et meil oli ka meediabrokeriga siin meedia planeerimisest episood, on ju, kus me rääkisimegi sellest, et noh, et kes oleks üldse nagu head meediaagentuuri kliendid, on ju, noh, sealt kõlas selline, et võib-olla et ikkagi võiks vahemikus olla 50 kuni 100 000 eurot, no see välistab väga palju nagu reklaamijaid, on ju. Ja tõesti on see, et enamus nendest ei saakski lubada endale sükst eraldi meediumina kino, on ju. Aga saaks läheneda teoreetiliselt teatud filmide ümber, eks ole, on ju. See oleks nagu täiesti nagu adekvaatne ja aktsepteeritav minu meelest nagu projektipõhine lähenemine, eks ole. Ja noh, meil on tegelikult kliente, kes väga usuvad kinoreklaami ja teevad reklaame ka kinole suunatult, kahjuks küll välismaised, aga et filmidega seotud, siis see peab olema väga suur film ja väga suuri filme on väga harva, et noh, kui me mõtleme tagasi, siis noh, Avatar on suur film, viimane oli 3 aastat tagasi. No ja, aga ma mõtlen isegi, see oleneb ju sihtgrupist endast, eks ole, kui ta on väga selgelt, ma ei tea, väike laps, Paddington, noh, teema on ju, noh, et tuleb Paddington välja, et kui sa seal ümber oled, eks ole, siis see paratamatult midagi on, eks ole. Ja noh, segment on siis õige, kelle sa kätte saad, et sul ei ole nii-öelda maha visatud kontakti. Nii et noh, et selles mõttes see nagu ikkagi natukene oleneb. Ja noh, ja kinos on üks asi veel, eks ole, et sa ei pea ju ainult tegema reklaami selle filmi keskel, vaid sa saad seda keskkonda ise ära kasutada, eks ole. Selles mõttes, et sa võid teha seal ju üritusi või tootepakkumisi või noh, mida iganes. Ja noh, paljud seda just eelistavad, kuna jällegi keskkond on selline positiivne keskkond, sest kui me oleme kinno läinud, ega me ei ole läinud sinna nagu halvas tujus, on ju, et ma pean mingit asja vaatama. Et see emotsionaalne, noh, miks öeldakse, vaata kontserdite külastamise, et su nagu eelemotsioon on juba nagu positiivne, et siis kui sa siukest üritusi seal teed, et siis tegelikult sa tuled siin, see on siuke koht, kus ma juba olen käinud, on ju, et võib-olla seda eelistada teatud tingimustel, näiteks klassikalisele, ma ei tea, hotelli konverentsikeskusele, kus on selline, noh, nagu võib-olla ütleks neutraalne emotsioon, eks ole, on ju. No see on nagu kinoreklaami osas, kui sa nüüd oma tegemisi teed, on ju, et ma olen küsinud paljudel, et kui sa nagu mõtled, millest sa nagu lähtud, on ju, et kas sa lähtud ideest või kanalist kõigepealt, planeerid sa kanalit või planeerid sa idee järgi kanaleid hiljem? Ise sa oled meediaagentuurist tulnud, et... Ja siis, noh, selles mõttes, et ma olen mõlema usku. Mina ütlen, et on vaja head ideed ja on vaja õiget kanalit, aga see idee peab sobima kanalisse. Ehk et see sama, et teleklippi panna YouTube'i videosse või Facebooki videosse, see ei toimi. Ehk siis tegelikult iga kanal eeldab oma formaati. Aga mina lähtun kliendist, ehk siis tegelikult see, keda ma tahan kätte saada ja kus ma teda tahan, noh, et kus ta liigub, eeldab tegelikult seda kanalivalikut ja sõnum eeldab samamoodi, et mis on see probleem või soov, mida ma lahendama lähen. Ehk sa räägid nagu kahest asjast, üks on eesmärk, eks ole, mis ma tahan teha ära, kes seal taga on. Nüüd sealt kõlavad juba see, et vaata, et sa oled kokku puutunud selle sama kliendi teekonna paika panemisega seoses selle turunduse automatiseerimise, kus sa ei saa ilma selleta üldse olla. Ja seal tõesti siis see puutepunktide küsimus on see, et kus ma teda kätte saan, mis meediumis ja missuguse nagu formaadi kasutamisel ideega on. Sellest ma saan nagu aru. Natuke nagu, ma ütlen, mu hüpotees oli nagu see, kui ma hakkasin tegema intervjuusid, et kõik inimesed, kes on olnud vähemalt nagu meediaagentuuris tööl, ütlevad raudselt seda, et jah, just kanal. Ja tegelikult tuleb välja, et see nii ei ole, on ju. Et isegi need, kes töötavad meediaagentuuris, ütlevad, et tihtipeale nad lasevad nagu ikkagi ideel isegi neid juhtida, et see olenebki sellest, on ju. Mis näitab tegelikult, et me oleme suhteliselt küpsesse tasemesse jõudnud, on ju, et me ei ole enam nii kinni, et see on see, mida me nagu umbes oleme õppinud või teinud, on ju, ja nii on, et selline nagu miks on rohkem laua peal, on ju.
mis on ju tegelikult hea ju. Jaa, sest noh, ma mäletan ka aegu, kus ikkagi meediaagentuur ja reklaamiagentuur kaklesid selle üle, kes on kliendi strateegiline partner. Ja. Aga noh, tegelikult on see koostöös. Noh, ei ole olemas see, et on ainuõige kanal või ainuõige idee. See peab olema miks. No aga jällegi sul nii palju sellest kogemust selles valdkonnas, et ma küsin nüüd niipidi, et kas sa pigem oled nagu laiema lehviku pooldaja või hästi nagu kitsa nagu kanali ja strateegia valiku pooldaja. Teeme ühte asja või ühte või kahte asja, eks ole, aga teeme hästi, tihedalt on ju nii edasi või teeme paljusid on ju, et noh, saame nagu kokku ja ma tean, jõuame jälle sinna, et seal on see kliendi, aga noh, eeldusel, et see kontaktid ongi mitmed, et see klient ongi mitmes meediakanalis on ju. See on väga keeruline küsimus. No ja, mis tunnetus on? Ja, ma ütleks ikkagi lai. Pigem lai ja sina ja. Selleks, et seda katvust nagu rohkem saada erinevates nendes, et kui sa vaatad ka seda kliendi teekonda, siis kliendi teekonnas tegelikult neid puutepunkte on väga mitmed, see ei ole nagu ühene puutepunkt. Jah, see nagu toetubki seda, et kuna klient liigub nii paljudes kohtades, siis jääb ta kättesaamatuks, kui ma muudan selle kanali või selle fookus ühesuguseks. No siis ma saan teda kätte selles, eks ole, kanalis rohkem ja võib-olla siis kvaliteetsemalt, aga sa ütled jah, et teistes kanalites ma justkui ei saa teda kätte. Nüüd on kas need üksteist nagu kompenseerivad, et kui ma olen selles ühes nagu intensiivsemalt, et kui ta juba satub sellesse puutepunkti, eks ole, siis ta näeb mind ja tunnetab mind rohkem versus ta tunnetab mind pinnapealselt paljudes puutepunktides. See on jälle see, et meie kanalid on üleküllastunud sõnumiteks. Nii. Mis tähendab seda minu silmis, et isegi kui mu numbrid näitavad, et mul on reach nii suur ja see, kas ta tegelikult ka selle kätte saab. Sa räägid seda kordust, jah, et mis öeldakse, et noh, et me lähme küll keskmist otsima, aga reaalselt on osad, kes näevad ja siis osad, kes ei näe üldse, eks ole. Ja sellega ongi see, et sa pead talle ennast meelde tuletama erinevates kohtades, erinevas nagu ajahetkel, ehk tal ei piisa tegelikult sellest ühest kohast, sest see otsuse tegemine ei tule nagu ühe kanali põhjal. Tead, see on väga huvitav. Ma olen nagu olnud seda meelt, et kui sul on piiratud ressursid, siis parem pane nagu vähematesse, aga kui sa nüüd nagu nii ütled, siis oleks ka loogiline, on ju, tõesti, et kui sa näiteks oled selles kanalis ja me lõpuni ei oska ju öelda, kui kaua, noh, tegelikult oskame ka sotsiaalmeedias, me ju teame, kui kaua nagu inimesed istuvad sees, on ju. Aga tõsi on, et ta teeb ka muid asju muus kohtades ja kui ma seal ei ole, on ju, siis võib juhtuda, et mu see niisugune nagu puutepunkt jääb ikkagi nagu väikseks, eks ole. Yeah. Sest noh, ja lõpuks tekib ka see reklaami pimedus või sõnumi pimedus. No see eeldaks jällegi seda, et ma olen ka selles ühes kanalis nagu aktiivsem formaadi nagu kasutaja, et ma vahetan neid sisusid, on ju. Aga noh, jällegi, kui sina ütled seda ka, et tegelikult peab arvestama iga formaadi eripärasid, on ju, ja kui me teeme laia lehvikut, on ju, siis see eeldab ka jälle päris suuri ressursse selle väljatöötamise osas ju. No selles mõttes küll, et kulud lähevad ju kohe suuremaks. No kas siin võib nagu väidelda sellel teemal, et on erinevad strateegiad, peaksid olema selgelt nagu suurematele ettevõtetele ja väiksematele, eks ole. Mida väiksem oled, seda vähem sa tegelikult seda lehvikut ikkagi endale lubada saad. Ja olen sellega nõus, aga mida väiksem ettevõtte, siis seda rohkem sa pead teadma ikkagi, kus on näiteks sinu kliendi see viimane samm enne ostu või seda sooritamist. Noh, et tegelikult ei aita see, et oletame, et ma olen ainult internetis ostetav. Ja mul on ainult äpp. Noh, ja kui seal nii-öelda digis ei ole midagi, ehk siis see, et kui mul mobiil käes on ja mul on ainult välimeedia, siis see teekond ostuni läheb nii pikaks, et ta vahepeal unustab selle ära. Noh, seesama, et ütleme näiteks, kui ma lähen kaubamajja, noh, mul tuleb ennem mingi mõte, et ma lähen kaubamajja, siis ma jõuan sinna kohale, seal kohal peab ka tulema mulle mingisugune sõnum, et ma teeks seda asja. Aga vaata, see on ka nüüd huvitav, et kui me rääkisime just sellest kiirusest, on ju, et justkui peaks sellele
tulemusturundusele keskenduma, mis olekski võib-olla see viimane samm, eks ole, on ju, et sa mõjutad seal, kus ta on juba otsuseks valmis, on ju, et noh, et tule ikkagi minu juurde, on ju. Et kui sa nüüd seda esimest osa ei tee, siis võib olla juhtunud, et ta nagu on läinud teist radapidi, eks ole, et see keegi teine on ta seda juba teda tinistanud. Vaata, eesti keeles on see viiplane raamat, mis on hea, et ta tinistad ära, on ju. Et ta on tinistatud ära ja tegelikult see, kui sa nüüd lõpus hakkad karjuma, võib-olla ei ole enam nagu piisav, sellepärast tal on mingi suhe tekkinud ja kui on umbes samaväärne pakkumine, enamustel konkurentidel on ju samaväärne pakkumine, siis ta nagu mõtleb, et mis ma siia pean tulema, eks ole, on ju. Võib-olla, siis sa pead rohkem ära andma, on ju. No. Jah, see on see ka, et me näeme, et allahindlused ju toimivad. Jah, paraku. Paraku toimivad, aga siis me jälle vaatame, et mingi hetk sa ei saa neid enam teha, sellepärast, et sa maksad peale. Ja, see on lõks, eks ole, jah, et midagi ei ole teha. Kuidas sa mõtled sisuturundusest selles kõige selle valgusest? Sisuturundus siis mitte klassikaliselt ostetud nagu pind, vaid teen kanalites, omatud kanalites palju asju. Sisuturundus on minu jaoks brändikasvatuse, emotsiooni tekitamise koht ja info jagamise koht. Ehk et ja see on jälle see, et ma näen seda, et näiteks TikTokis väga hea sisu tegemine toimib väga hästi, see engagement on seal väga suur. Näiteks Facebookis oma lehele sisu loomine, orgaaniline reach on tänu Facebooki enda algoritmitele muutunud nii väikseks. Ja mingi 2% räägitakse. Ehk siis tegelikult nad on välja töötanud selle, et nad on ikkagi raha teeniv ettevõte, mis tähendab seda, et sinu sihtrühma katvus tuleb palju parem ja efektiivsem makstud reklaamiga. No või kombinatsioon sellest, et sa teed. Ja selles mõttes just ma korra laiendan seda mõtet, et ega ma ei mõtlegi seda, et sa pead nagu päris ilma rahata tegema, pluss sisu tegemine on, aga küsimus on selles, et me lähme nagu sellest klassikalisest reklaamist võib-olla eemale, et me teeme sisu, millel sa näed, et on mingi engagement ja siis sa selle taha paned raha, eks ole, ja siis tegelikult võiks ju võelda, et see formaat on hoopis teistsugune kui klassikalise reklaami nagu ülesehitusformaat. Jaa, ta on selles mõttes, et ta vajab hoopis teistsuguseid spetsialiste, et minul on täiesti eraldi inimene, kes teebki TikToki sisu, sellepärast mina ei oska seda teha, üks asi, et ma ei oska seda sisu teha, ma ei oska ka ideid pakkuda, ma ei saa sellest väärtusestki aru. No aga väärtusest sa ise just kinnitasid, eks ole seda. Ma saan nagu ärilisest väärtusest aru. Aga see on nagu huvitav, sa väga ilusti sõnastasid selle, et sa sisuliselt vaatad neid kanaleid, kui võikski öelda selle esimese osa nagu ehitamine, eks ole, et ma tekitan sellise nagu aura, tunde, loo, et selle brändiga ma tahaks midagi teha. Aga sealt kaudu sa otseselt ei paku kohest transaction, seda sa teed ikkagi teises formaadis, on ju. Et sa siis hoiad neid, aga miks me ei võiks kohe teha seda nagu põhimõtteliselt seda viimast sammu ka, et tule nüüd ja vaata filmi? Me teeme neid ka, ma ütlen, et meil päris see ei ole, et me ainult nagu brändi kasvatame, et me ka kommunikeerime seal pakkumisi sellises toredas võtmes ja on asju, mis toimivad väga hästi. Aga jälle me jõuame selle nii-öelda orgaanilise katvuseni tegelikult. Et need lihtsalt ei läheks siis, eks ole? Jah, sest siis sa ei jõua nagu mujale. Sul on ainult see oma nii-öelda see jälgijaskond, kellele see sõnum jõuab. Et sa pead nagu nii siis ka ekstra ostma. Muidugi sa oled nüüd sattunud valdkonda, mis on nagu sisuloome jaoks, paremat varianti ei ole, et sul tuleb Hollywoodi sisu kätte sisuliselt, mida sa võid ju mingil moolil promoda, et seal on, ma ei tea, see sama 5-sekundiline klipp on võib-olla toodetud 10 miljoni või 40 miljoni dollariga, kuna sealt on võetud mingid kaadreid, eks ole, et sa oled ebavõrdses situatsioonis teistega, sisuloome mõistes. Jah, aga ma ütlen, et me väga palju ikkagi loome seda oma originaalsisu, mis on see kui kino, kui keskkond. Kas sa hoiad seal niisugust huumori joont või on see selline neutraalne või hariduslik joon või kas sul on mingi paika pandud ka mingid printsiibid seal? Printsiibid sõltuvad kanalist. Ehk siis LinkedInis on mul hariv ja valdkonda laiendav, ehk siis seletada lahti, millega tegeleb näiteks kino ja millega tegeleb levitus. TikTok on ikkagi väga mänguline ja fun. Instagram on rohkem selline, ütleme, informatiivsem ja Facebook on kõige konservatiivsem. Kas sa
annad täis voli sinna sisse toota siis oma inimestele, on ju. Ja teete seda te ise kõik või olete ostnud ka sisse seda sisulaamet? Ise teete, no väga hea, on ju. Miks ise teete? Tuleb odavam või kiirem? See on alati selline tore diskussioon. Kumb on parem, kas sisse ostetud teenus või välisteenus? Ma ütlen, mõlemal on plussid ja miinused. Miks meie teeme ise? Me oleme hästi kiiresti muutuv valdkond. Sa räägid kiirusest jälle? Just, ja kui ma hakkan kui ma pean hakkama agentuuri briifima, siis on juba hilja. Ja teine asi on see, et ma tunnetan ikkagi seda, et oma inimene tunneb ettevõtet paremini. Nii, nüüd on seal on 2 huvitavat asja. Üks on see kiirus käib juba läbi mitmetest nendest, on ju, ja ma olen seda argumenti ka varem kuulnud teiste siis klientide käest, kes ütlevad samamoodi, et agentuuri protsess lihtsalt viib selle asja liiga aeglaselt, neil on vaja kiiremini, on. Mis on tegelikult, ma ütleks väljakutse agentuuridele, nad peaks natuke mudelit ümber hakkama mõtlema, kui sellega kaasa tulla, sest see tundub, et olevat mingisugune sisuline. Teine asi, mis sa ütled, et olen ise samas situatsioonis olnud, et tunnen, et nagu ise oma inimestega sa hingad brändi paremini. Noh, agentuur ütleb kõrvalt, sa oled agentuuris olnud, ütleb, et noh, jaa, et oleks vaja nagu teist vaadet võib-olla ka, et sa oledki hästi kinni selles, on ju. Et või võiks siis nagu öelda, et osad, mis on need suhted hästi toiminud, hästi pikad siin nagu Alle Kokiga mingi 30 aastat ja et nad või isegi see Eva Maarend rääkis Sakust, eks ole, et tema tuli, olid agentuurid olemas, on edasi, et nagu siukene nagu ajaloo hoidjad natukene. Et mõnes kohas see hingamine just vist tundub nagu paremini toimivat, et seal on inimesed, kes siis saavad sellest ärist nagu lõpuni aru, et see on ka väljakutse vist agentuuridele leida siukene nagu inimesed sinna vastu, keda nagu klient tunnetab, et nagu omad inimesed on, vahet ei ole. Noh, ma ütlengi, et tegelikult on ju alati erandeid, aga me jõuame tagasi inimeste juurdeni. Ehk siis seesama, et mis vahel juhtub, et sa võtad endale agentuuri, sul tuleb kohtumisel ettevõtte juht ja siis kui hakkad, ja tundub, et ta saab su ärist aru, kõik on nagu äge ja siis tuleb reaalne töö, antakse projektijuht, kes midagi ei tea. Ja kes ei hinga sinuga samas rütmis, ei taha aru saada ja kõike seda, et kui sa leiad tegelikult agentuurist oma ärifänni, kes tahab aru saada, kes uurib, kes istub võib-olla sul mõni päev nädalas kontoris ja räägib sinu inimestega ja probleemidega, siis see toimib tegelikult. Kas sa mõtled, et äkki see ongi kõige suurem väärtus, mis võiks agentuuride poole pealt tulla, et need, jällegi, sa ei ole esimene, kes seda nagu ütleb, et selline nagu põlemine kliendi äri suhtes, et nad nagu saavad, et sa saad aru, et nad saavad aru, mida sina tahad. Et nagu sinu laiendus sinna ja ei ole selline maatriks juhtimine, et pead ära veenma kogu aeg, eks ole, jah? Et ta tegelikult ongi. Ta on nagu, et ta on nagu sinu töötaja, ainult töötab teises ettevõttes tegelikult. Kas on midagi veel selle juures, mida sa vaatad, et kui see on olemas, et mida veel peaks olema sellel potentsiaalsel partneril? On ta üks puha üritustest, me teame kõiki turunduskommunikatsiooni agentuuri, mida sa otsid? No ma eeldan konkurentsivõimelised nagu teadmised ja tasud, eks ole, et see on siuke nagu hügieen, eks ole. Tasud on alati oluline, kui palju ta selle eest tahab. No ikkagi hakkavad mängima ka inimtüübid. Et mina valin kui mul on võimalik, ma valin inimesi isikuomaduste, mitte teadmiste järgi, sest mina usun sellesse, et inimene võib õppida mida iganes. Ja minu projektijuht peab olema inimtüübilt või see, kuidas ta suhestub äri tegemisse või töö tegemisse sarnane. Kas seal on võtmeküsimus on projektijuhis, võtmeküsimus on sellel ettevõtte juhil, mõnel on ka strateegiajuhid on ju, või kreative poole peal, kes on sealt kõige nagu tähtsam, projektijuht ma eeldan siis on ju. Ja siis sekundaarsena tuleb kus veel, kes oleks vaja, et sa nendega ikka ka nagu ühte niukest nagu tegelikult ka kreatiivsusega ma ütlen, et see on nii ja naa, aga meil kõigil on ikkagi see oma stiilitunnetus või oma arvamus, milline visuaal on hea ja milline halb. Kas sul on ka? Ma ei ole seda tüüpi, kes ütleb, et kui suur logo peab olema, aga minu enda tiimidisainer ütleb küll, et ma juba tean, milline mul enam vähem see kujundus olema peab, et selle läheksin
läbi. Ehk sul mingisugune arvamus ikkagi on. Ikka on, jah. Ja ju sa siis ikka päris tugevalt seda avaldad, on ju, muidu nad ei mõtleks niimoodi. Et tunnetus Creative'is on nii ja naa, et seal võib olla... Talle peab ikkagi andma vabad käed, Aga see ei ole määrav sinu jaoks see, on ju. Aga see tegevjuht, kas te määrab sinu jaoks midagi? Kui ma temaga igapäevaselt kokku ei puutu, ei määra absoluutselt. Aga tema ju, ise sa oled olnud tegevjuhamet, tema ju määrab kogu organisatsiooni kultuuri ju. Et missugused inimesed seal on? Ja määrab, kui nii mõelda, siis määrab jah. Aga siis tegelikult see projektijuht oma inimloomuselt peaks olema sarnane tegevjuhiga ju. Kui tema määrab loogika nagu ütleb seda. Aga meil on olnud ju juhuseid küll ja küll, kus meil ongi niimoodi, et meil on väga hea mingi projektijuht ja nüüd kui ta ära läheb, siis see, mis asenduseks pakutakse, ei ole üldse nagu see on ju ja tihtipeale need asjad siis ju lagunevadki ära, nii et mõnes mõttes võiks siis öelda selle loogika järgi, et ikkagi ka agentuuri poole pealt oleks vaja, et me käime nagu ühte sammu rohkem kui ühe inimesega, eks ole, selle kliendi suhtes. No see on see sama, et ega ettevõttes on ka, et meil enamik teadmisi on peas ju ja kui ära minnakse, siis kaovad väga paljud väärtuslikud asjad. Aga vaata nüüd jällegi, et siin juhtimiselt mulle on öeldud seda, et tekita kolmikuid, et siis on alati 100% sees, sest vaata, kui üks läheb kolmest ära, siis see kaks nagu suudavad tagasi anda selle kolmandiku, on ju. Kui sul on kaks inimest, siis on pool läheb ära, midagi läheb minema. Kui sul on üks läheb 100% minema, on ju. Meie probleem on see, et me ei suuda nagu ka, et sa ei saa omal hoida kolmest tiimi. Just, me jõuame selleni, et Eesti on nii väike ja meie turg on väike, mis tähendab, et meie potentsiaal on piiratud ja me ei saa endale lubada. Me teame ju suurtel riikidel on see, et kui Eestis teeb spetsialist näiteks Inglismaa agentuuris 5 inimese töö. Aga vaata nüüd see, mida sa ütlesid, et sulle endale ka meeldib olla natuke rohkem hands-on, et sa nagu saad aru sellest valdkonnast, mis seal toimub, on ju. Et võib-olla see ongi tegelikult paratamatult sellepärast, et meie teeme ise seda kahest, et me hoiame siis selle tiimi nii, et meil on 50% vähemalt siis sees infot, et kui see inimene sulle ära läheb, sa ise nagu tead midagi, on ju. Ei räägi, ma tasun ära välja mingi. Mine. Ühesõnaga, et ma lihtsalt mõtlen see, et see on paratmatus, et me oleme pidanud olema ise spetsialistid, on ju, et meil ei oleks nii, et inimene läheb ära ja siis sa ei tea mitte midagi, mis seal toimunud on, et sa oled siuke üldine juht olnud, on ju, et see on omaette probleem. Tahan tagasi tulla sotsiaalmeedia juurde, et kui sa ütled, et sa teed, eks ole, et seal kellelgi on antud vabad käed, kas sa nagu lasedki tal tegutseda või ta peab kinnitama sinuga asju, et kas sinu jaoks on nagu tähtis, et sealt potentsiaalselt võib tulla ka ju mingi tagasilöök, et tehakse liiga nalja mingi asja suhtes või? Mina annan oma inimestele vabad käed. Aga mis siis saab, kui ta eksib, et ta ei loe nagu ruumi, kultuuriruumi nii hästi? Siis kui inimene eksib, siis on see, et tuleb koos läbi arutada, miks see eksimus toimus, mis sellest õpime ja kuidas me teist korda seda sama asja ei tee. Nii, sellega ma olen nõus ja see on hea lähenemine üldse turunduses, eks ole, et et eksimine peab olema aktsepteeritav ja nii edasi, aga ma mõtlen seda, et klassikalises nagu makstud reklaamis meil on päris hästi, ja see võib ka digireklaamis olla, meil on päris hästi paigas see süsteem, kuidas me vaatame asju üle. See teeb asja nagu kohmakamaks, ajamahukamaks. Aga me põhimõtteliselt hindame seda, et rohkem kui üks inimene tuleb, vaatab, kuidas tal see tunnetus on, eks ole. Et kas see, meil ikkagi mu tiimis ta, päris üksi ta alati näitab kellegile, aga see ei ole nagu konkreetne inimene, vaid rohkem peegeldatakse laiemat inimest, et kuidas sulle tundub. Ja. Et see ei ole nagu minu vastutus. Ma mõtlengi, ma ei mõtle isegi nagu ka puht juriidilist vastutust, ma mõtlengi seda, et haridusliku sektoriga, kui sa teed sotsiaalmeedias või üldse sisuroomet, on nagu selgem natuke, seal sa ei saa väga, sa võid anda nagu mitte nii head nagu hinnangut mingile asjale, aga üldiselt ei pane mööda. Küsimus on just nagu, kui sa teed sellist nagu rohkem meelelaudslikku sisu ja eriti, kes trendidega kaasa läheb, et see võib olla, et sa nagu puudutad ja sul on see trend on võib-olla tehtud hoopis teisele sihtgrupile, sa lähed selle kaasa ja nüüd sa kedagi solvad. Ja vaata, ma tahan nagu öelda seda, et seal juhul on see, et muidu kampaaniates meil oli see, et ei läinud nii hästi või õpime. Aga midagi juhtub. Aga seal võib üks väike postitus tegelikult tekitada potentsiaalselt väga suure kahju, on ju. Et kui me laseme nendel asjadel lihtsalt niimoodi minna. Ma olen nagu kogu aeg mõeld, kuidas suuremad ettevõtted enda jaoks selle ära haldavad, on ju.
võib-olla on lihtsalt vedanud. No ma mõtlen, kas peaks rohkem vaatama ikkagi protsessidele otsa, et kuidas need teha. Mitte, et me ei usaldaks, küsimus ei ole selles, aga ma olen vaadanud siin ka tudengite tööde puhul, eks ole, kui me arutame, tullakse välja mingisuguste nagu X asjadega, mis üldse nagu ei ole mõelnud, kõige klassikalisem näide, arvestades seda sõja, eks ole, seda Vene agressiooni siin et teenindajal on see, eks ole, märk, mis keeli ta räägib, ja siis tuldi tagasi, et öeldi, et nüüd Vene lipp tähendab, et sa oled Venemaa pooldaja. Siukseid asju, kas sina teeninduse juhina mõtleks, et see on kogu aeg olnud, ja vaat sellised asjad, ja piisab siuksest väiksest asjast, kust vaata sotsiaalmeedias hästi kiiresti asjad võivad areneda, ja siis sa pead mingi jamaga hakkama tegelema, mis polnud üldse nii mõeldud, Jah, aga jamaga peab kogu aeg tegelema. Sa juba kirjutad selle sinna sisse, et sul ei ole seda küsimust. Jah, ma ütleks, et meie vähemalt kinoäris on küll selline, et ükskõik kui hästi sa tahad teha, tuleb alati negatiivset tagasisidet. Sa juba arvestad sellega, et seda... Jah, ma ütleks niimoodi, et kuna me teenindame ikkagi kogu Eesti rahvast, siis seal on kõike. Et ma üritan alati nagu mõelda selleni, et kas see teema, mis nüüd üles tuli, kas seda eskaleeritakse kuidagi ja sellega tegelikult peab ka tegelema või tegelikult see vaibub suht kiiresti ära ja see on 1-2 inimese arvamus. Et seda tuleb kogu aeg. Aga kas sa sotsiaalmeediat monitoorid ka, et vaata räägitakse sotsiaalsest kuulamisest, et sa nagu vaatad, mis sinuga seotult nagu on teemaks või? Ei monitoori niimoodi teadlikult. Me kõik, kuna ma ütlen üldse kinotöötajad on kõik oma valdkonna fännid. Et seal ei ole võimalik töötada, mis tähendab seda, et kõik tegelikult jälgivad erinevaid asju ja meil on sisesuhtlusplatvorm, kui keegi midagi kuskil näeb, ta kohe jagab. Ehk sinu sotsiaalne kuulamine on see nagu laiendatud seltskond, kes teil tööl on, et keegi kuskil ja siin on ju jällegi mõnes mõttes, et see meie nagu maapiiratus on mingi pluss, et me saame ise selle monitoorimise ära tehtud, et Ameerikas vist arvatavasti ei saaks seda teha sellisel kujul. Jah, aga meil on ongi, et kuna kino enda töötajad, meid on päris palju ja tuleb, see... Aga kas sa veel sellest sisuturundusest, kas sa mingites teemades olete te leppinud kokku, et te nagu ei lähe üldse nagu seda käsitlema ka, ütleme, selles meelelahutuslikus mõttes, mingisugused üldised, ma ei tea, poliitilised asjad või? Jaa, see on küll, et me katsume ennast hoida sellistest kahetpidi mõistetavatest asjadest, nagu on poliitika, sõda, vägivald, kõik sellised asjad. Aga need ei ole otseselt kirjas, need on nagu läbi räägitud lihtsalt. Meil ei ole nagu sellist guideline'i, et need on asjad, mida me ei tee. Et ma mõtlengi, et kas see inimene, kes sotsiaalmeedia peal toimib, et kas tema niisugune nagu alusharidus ei peaks olema suhteliselt lai, et mitte nagu teadmine ainult, kuidas ma mingit TikTokis teha, aga et nagu tunnetused rohkem, mis asjad ühiskonnas võiks nagu kõnetada ja mis mitte või? Jaa, ta peaks olema, ma ütleks, emotsionaalselt intelligentne ja uudishimulik. See on hea väljend, on ju, et ta ei ole nii kitsarinnaline, eks ole, et lihtsalt vaatab asju peale ja ei mõtle nende asjad. Kas sagedus on ka midagi, mida sa oled paika pannud, et mingi arv kordi peab kindlasti mingid asju tegema nädala jooksul seal sisuloomes? TikTokis on meil minimaalselt 2 korda nädalas peab olema uus video. Facebook ja Instagram on rohkem see, et seda on liiga palju. Seal on vaja rohkem see, et teeme vähem. Aga kui muidu on kiirus nagu teema, kas sa siis ei leia, et see 2 korda on nagu liiga vähe juba või? Äkki peaks rohkem hakkama tegema või? Seda enam, et teised ka teevad, on, et sa nagu jääd sellise vaeslapse otsa või? Ma olen võtnud, ma arvan, sellise kesktee, sellepärast, et kui sa tahad head asja teha, see võtab aega. Ja lihtsalt inimressursside piiratus paneb sulle teatud piiri. Et sa ei saa teda läbi põletada, sa mõtled seda, jah? Jaa. Et kui sul on see ressurss, et sa saad ühte inimest hoida, siis paratamatult sa pead tegema mingi otsuse selle sageduse osas, jah? Kuidas sul makstud või mitte makstud, nagu see sama makstud reklaami vahekollas, et kas sa oled seal endale mingid suuremad printsiibid pannud, et sa üritadki enamust teha nagu oma kanalite kaudu või sul on nagu mingi printsiip, et ma pean igal juhul ka ostma siuke laiendust endale? See on, ma ütleks, ettevõtte üldise strateegiaga seotud, kuna me oleme nii-öelda väga tugeva turuosaga Eestis, siis on olnud nii-öelda nagu vaikiv eeldus,
et me ei peagi midagi maksma. Et noh, et meil on ju nii suur oma kliendibaas, meil on suured oma kanalid, meil on katvus kinode näol ja nii edasi, aga me nüüd näeme tegelikult, et sellest ei piisa. Et see sama asi, et sa nagu neid päris uusi ei too juurde, kes ei ole sul käinud. Ja uusi on vaja ja tegelikult on vaja ka investeerida reklaami. No emaili turundusele ma eeldan, et sa ka paned rõhku, et sul on ikkagi see kliendibaas olemas ja oma varasem kogemus, et... Ja meil on emailid, meil on push'id, meil on pop-up'id, aga see on ka olnud viimase aasta nagu väga tugev töö just tehnoloogilise võimekusega jõuda sinna. Oled mingid rakendused võtnud kasutusele selleks? Ja meil on Clevertap, mis on turunduse automatiseerimise töövahend. Kas Eestis SMS-i ja push notification, kas see asi kõik töötab hästi või? Push töötab hästi, sellepärast, et meil seal nii-öelda see hulk, kes on nõus push'i saama, kasvab iganädalaselt. See võib olla sellest tulenevad, et neil see ongi siiras huvi nagu näha, mis tuleb, et nad ei viitsi neid kavasid jälgida. Jah, me lõpuks jõuamegi selleni, et mis sõnumid sa talle annad. Kui see on talle relevantne, siis midagi ei muutu. Miks SMS-i, noh näiteks meie ei kasuta, sest sa maksad selle pealt. Sellel ei ole pointi. Kui sul on push olemas, siis mina ei näe, et miks sa peaksid SMS-iga seda dubleerima. Ehk sul on nagu email, mis on sul ka tasuta selles mõttes käes, on ju, see kontaktina, sa teed pushi peale ja SMS-i sellepärast ei tee sinna vahele. See on huvitav, jah. Selle peale ma pole mõeldki, jah, et kui sa nagu nii ütled, et teine on nagu täiesti, sest tegelikult vaata läänes, eriti Ameerikas räägitakse SMS-i nagu hästi tugevast nagu võidukäigus, sest ta on hästi efektiivne ja inimesed reeglina reageerivad, sest see on midagi, mis tuleb sul sinna, ta on suhteliselt intiimne ka, meil ka mõned kasutavad seda suhteliselt vähe ausalt öeldes kasutatakse. Ma arvangi, see on sellepärast, et sa maksad selle pealt operaatorile päris suuri summasid. No jah, et iga see kontakt on nagu see. Kuidas suunamudijatesse suhtuda? Ma ei mõtle isegi võib-olla praeguses töös, aga üleüldises mõistes. Kas see on midagi, mis on mingi nagu pikendus makstud meediale või hoopis sisuturundusele? Või? Ma arvan, et see on väga oluline kanal. Ja ma näen, et Lätis, Leedus on ta isegi veel tugevam kui meil. Aga ma arvan, et ta on meil sellepärast, et see on kallis. Meie sisuturundajad võtavad väga palju raha. Nende kontaktide eest, mida nad annavad. Millest see tuleb jällegi sellest, et turg on ise väike, siis see on paratamatu, et nad seda tegema peavad, muidu nad üldse ei elaks ära, eks ole? Jah, see on kindlasti üks asi. Ja alguses ei olnud ka sellist nagu kogukonda, kes need kokku paneb. Et nüüd on olemas see platvorm nii-öelda, kes need ka väiksemad kokku paneb. Aga see on natuke ütleme... Sa mõtled Promotli taat, aga Promotli enam nagu iseneks väga ei paku, ma sain aru, et nad on rohkem siukene suunamudijate CRM, eks ole, et ta aitab sul seda... Ta annab sul lihtsalt baasi, kellega et sul on nagu lihtsam seda handlida, seda protsessi, et ma olen aru saanud, et nad sinna poole nagu liiguvad, on ju. Tegelikult, kui sa mõtled kino mõistes, siis sinu suunamudi on kedagi, keda sa vist ei saagi üldse kasutada, on need kriitikud, kes kirjutavad, eks ole, mis nad arvavad ühest või teisest filmist. Eks see mõjutab alati, et selle vastu me ei saa aga ma ei ole näinud väga tugevat korrelatsiooni selle poole pealt, et kriitik kirjutab, et on väga hea ja siis tulevad hästi kõrge numbrid või ta kirjutab, et on väga halb ja siis tulevad hästi halvad numbrid. Et tegelikult ma arvan, et meie filmikriitikud loeb teatud hulk inimesi, see nišš on väike ja mass seda ei loe või teda ei huvita. Või on siis see any publicity is good publicity, et vahet ei ole, et peaasi, et ta on nagu midagi sõnanud selle kohta ja ma tahan olla siis ise kindel, kas see, mis ta sõnab, on õige või mitte, eks ole. Sa rääkisid korra Baltikumis seda samat suunamudijate asja. Mis üldse Baltikumis kõige suurem erinevus on, kui sa vaatad kogu seda kommunikatsiooni ahelat tarbijate poole pealt? Et mida sa Eestis saad teha, mida Lätis ja Leedus sa ei saa või vastupidi, mingid asjad on nagu oluliselt teistsugused? Kas saab enam nii üldse öelda? Ma ütleks seda, et Leedu on kogu digitaalse tehnoloogia poole pealt meist ees kõvasti. Nüüd on ikkagi ette juba läinud. Kas on ammu juba juhtunud või? Ma ütleks, et ikkagi juba paar aastat kindlasti, kui mitte rohkem. Mida sa selle all silmas pead? Neil on ikkagi ka kohalikke kanaleid, kes aitavad sul sotsiaalmeediat kas siis monitoorida või oma sisu nagu kokku panna või mingeid emaili turendusplatvorme või mingisuguseid Google'i neid
kui ütleme Google'i reitingud tuled, sa saad automaatselt selle info ja tagasi sa mõtled nagu tehnoloogilisi rakendusi, just. Mis siis nagu turunduskommunikatsiooni protsessis aitab sul üht-teist teha, just. Et nemad on nagu teinud. Ja noh, teine asi on ikkagi ka kogu see influencerite pool. Et seal on ja hästi tugevad on podcastide ja sellise pool. Just Leedus? Ja, Leedus on ta väga tugev. Mis Läti olukord on? Täpselt mahele jäänud kuidagi või? Jah, ma ütleks, et ta on nii ja naa. Et jah, ma ei oska nagu midagi väga suurt välja tuua, mis nagu Läti puhul silma hakkaks turunduse poole pealt. Aga siis on juhtunud selline asi, et meil kunagi oli selline nagu eelis olemas ja nüüd me olime kuidagi progressiivsemad ja nüüd lihtsalt see Leedu turu suurus tegelikult natuke annab võimaluse nendele rohkem areneda, sest nad on ikkagi vist mingi miljon rohkem, eks ole, kui meie. Kas neid ei ole mitte 3,5 miljonit? No võt, isegi 2 on ju. Jah, et siis see teeb oma töö ära lihtsalt, annab rohkem võimalusi, võib-olla need investeeringud tulevad ka sinna parema meelega. Tulevadki ja teine asi on ka see, et Poola lähedus ja Poola on väga suur turg. Jah, seal on vist mingi 40 miljonit, on ju, et see on nagu tõesti. Et nende nagu geolokatsioon on palju parem. Mis toote endaga, et kui sa jälle Baltikumi nagu vaatad, et üks on see, kuidas me nagu mingeid asju teeme või näitame, kas toodetes endas on ka mingi väga suur erisus, kuidas neid vastu võetakse? No ma ei tea, sa saad praegu nagu filmitööstust vaadata, et mingid asjad, mis nagu Eestis lähevad, nagu Leedus või Lätis ei lähe üldse või vastupidi, mis žanrid või asjad? Ja, kõige suurem erinevus on kohalik film, mis Eestis ja Leedus on ülipopulaarne ja tegelikult Lätis ei olnud üldse enne Flow'd. Ja selle taga on tegelikult see, et Lätis teeb kohaliku filmi riik. Eestis ja Leedus on erasektori käes, mis tähendab seda, et tehakse ikkagi inimesele film. Lätis ei tehtud, ehk siis veel enne Flow'd oli see, et kui Läti filmi panid kinno, keegi ei tulnud vaatama. Et nüüd suure selle Flow juures, Auras, ma eeldan, et tegelikult see mõjub väga hästi Läti kohalikule filmile ja seda hakatakse nagu rohkem ka tegelikult tootma. Kas auhinnad üldse mõjuvad hästi või? Jaa. Et vaadatusele ka ma ütlen, et auhinnad, suured auhinnad, Oscarid ja sellised, et nüüd on jälle see, et mingite filmide puhul nad mõjuvad, mingid ei ole mingit vahet, et me teame, et on ju need väiksemad erinevad Euroopa filmi auhinnad, mis antakse ikkagi rohkem arthouse filmidele. Meie kinoklient ei ole arthouse kinoklient. Mainstream, eks ole. Just. Kuivõrd sina, kes turunduse ja müügi eest vastutab, kuivõrd sa üldse nagu tootevalikuga kokku puutud, et sa midagi seal kaasa räägid, et see valik on, et võib-olla peaks seal midagi ümber vaatama või nii edasi, või see on nagu ikkagi teine osa, kes tegutseb sellega? Programm on turunduse all. On ikkagi, jah? Ja. Mille järgi sa neid otsuseid teed? Et Hollywood, suured asjad niikuinii? Nüüd on see, et tegelikult kino ei too filme maale. Ja, seda ma tean. Ja, levitaja annab sulle nimekirja filmidest. Kuna meil on ikkagi väga suur saalide arv, siis ma arvan, et Apollo kinno jõuavad kõik filmid, mis jõuavad ka Baltikumi turule. Ja lihtsalt katuse küsimus on, kui palju sa annad mingisuguseid saali suurusi? Spotte ja saali suurusi ja kellaaegu ja seda tehakse läbi süsteemi, ehk siis andmete põhiselt. No see on nagu teles umbes programmi ülesehitamine, eks ole, et teatud ajas või ajahetkel käivad nagu nooremad ja öösel sa ei saa nagu näidata lastefilme, eks ole, sest lapsed tulevad magama juba. Jah, eks on nii, et hommikuti on lapsefilmid ja õhtuti on siis Aga on sul nagu tulnud mingid suuri üllatusi, kus te olete arvanud, et oi, et need filmid kindlasti nagu väga hästi lähevad, et Ameerikas on näha, et on juba suur nagu ütleme vaatavuskond ja panete siin Baltikumis ära ja siis tuleb nagu välja, et ma ei tea, ühes maas on nagu täielik jama, et üldse ei lähe asjad. On see, et näiteks Lätis lähevad multikad palju paremini kui siin. Seal on kuidagi see peresegment palju tugevam. Aga peavad nad olema ikkagi peale loetud või? Või ei? See on nii tore diskussiooni teema, mis on alati nagu tugevalt õhus. Jaa, peavad küll väikestele lastele, aga nüüd me räägime venekeelsest peale lugemisest, mis alati tekitab hästi palju diskussioone, aga lihtsalt on, et vene klient, me ei räägi üldse ainult lastest, ei vaata subtiitritega filme. Ei vaatagi, jah? Ei, ja see ongi tegelikult suure rahva eripära, kui me mõtleme Saksa turgu, Hispaania turgu, kõik filmid on peale loetud.
aga kas see peale lugemine tähendab ühte häält või peab olema ikkagi mängitud nagu vastavad karakteri hääled või? Seal on nii ühte kui teist. Mis see nagu suurem ootus neil on? Ei ole... Tegelikult mulle tundub, et sellele vahet peaasi, et ta aru saaks. Peaasi, et on peale loeta. Ta ei viitsi lihtsalt lugeda, jah? Jaa. Aga meil Eestis loeme me peale või ei loe või? No hetkel seadus lubab ja loeme. Aga mitte kõigile. Aga ma olen näinud ju, ma ei muidugi ole... Ei, me teeme ka venekeelsete subtiitritega, lihtsalt meie tarbija on see, kes tahab. Sa mõtled siis, kui on nagu venekeelsed seansid, siis tuleb see venekeelne, on ju, muidu sul nagu jookseb seal alla... Subtiitrid. See on niimoodi tehtud, jah. Aga ühesõnaga sa ütled, et Lätis on nagu siukest nagu joonisfilmi rohkem, ehk perefilmi ütleks siis, jah. Kas on veel mingid eripärad olnud, mis teil nagu on, et üldse... Ei no on selles mõttes, et mingid filmid võivad meil paremini minna kui seal, aga ütleme, et üldises mastaabis on nad sarnased, et ikkagi kui on blockbuster, siis ta on igal pool blockbuster. Aga mis on nagu, ma arvan, just nagu viimase aasta trend on see, et filmid, mida prognoositakse näiteks, et on väga suured tulevad. No võtame Mufasa, mis oli see Lion Kingi põhjal tehtud, feilivad igal pool, feilivad Euroopas ja Ameerikas tegelikult. Ja asjad, millest mitte midagi ei oodatud, näiteks oli nüüd Nicole Kidmaniga see Baby Girli film, täiesti välja müüdud selline huvi, et hoia mütsi kinni. Aga millest see tuleb? Kas see tuleb mingis sotsiaalmeedias, siis hakkab nagu ketrama üles ja tullakse nagu vaatama? No sotsiaalmeedia ja kogu see pool ju meid mõjutab ka rahvusvaheline ju. Noh, et ega meie kliendid saavad ju ka kätte ka stuudiote poolt Ameerikas tehtud sisu. Või siis lihtsalt ongi see, et kvaliteet on langenud tegelikult filmidel ja see, et ta on blockbuster, ei tähenda, et ta tegelikult on ka blockbuster. Sa mõtled siis produktsiooni nagu väärtus? Ja looväärtus. Ma tegelikult mitte niivõrd produktsiooni, vaid looväärtus, et ei osata enam nii hästi lugusid jutustada. Aga kuidas meil Eestis olukord on? Eesti filmidega? Eesti film meeldib eestlasele alati. Meil on see pluss, et eestlane on patrioot ja isegi kui film ei ole väga hea, ta tuleb seda ikka vaatama. Et siis veenduda, et mis seal siis on ei ole. Ja. Aga ka eestlane on tegelikult, talle meeldib lihtne sisu. Miks eelmine aasta oli Tulnukas 2 enim vaadatud Eesti film? Esiteks, eks ole, esimest osa teati järjed on alati ja praegu on, ütleme, Jan Uuspõld kinodes, mis on samamoodi, et on järg, kui hea ta filmikunstid on, seda võib iga üks ise otsustada. Palju te üldse räägite läbi produtsentidega või filmistuudiotega, et mis on tulemas ja kuidagi planeerite pikemalt seda ette või et see levitus on ikka nii, et nad ütlevad, nüüd on valmis või mis see planeerib? Levitus annab ikkagi aastaplaani sulle, aga tänu hektilisele maailmale ja ka stsenaristide streigile Hollywoodis reliisiplaan muutub väga tihti. Ehk siis see, mis on täna paigas, nüüd ütleme siin sellest nädalast, järgmisest aastast hakkab jooksma Mikki 17 film, mis on edasi lükatud, ma arvan, 5 korda juba. Et see reliisiplaan, sa tead, mis filmid tulevad, aga see, et kui sulle öeldakse, et see tuleb märtsis, võib ta vabalt tulla oktoobris või ka järgmine nädal. Aga ma mõtlen seda ka, et kas Apollo ei teinud oma filmistuudiot või kas see on endiselt olemas? Või? Apollo Production on olemas, aga nemad on ikkagi eraldi seisev. Ja ma saan aru, aga kas see tehti ka sellepärast, et nagu rohkem kodumaist toodangut nagu tekitada kinodesse? Jaa, kindlasti. Toimis ka oma olemuselt või? No Apollo Productioni filmid on ikkagi kõik ühed suurimad. Temad tegid Melchorit, Suvitajad, Jan Uuspõld. Ehk võiks siis öelda, et see ikkagi tasus ära, et seda nagu oma sisu toota enda ekraanidele, et see on paratamatult vajalik, et seda oma toodet nagu välja tuua. Jah, aga ma ei ütle seda, et me neid kuidagi teistmoodi... Ja ma saan aru, jah. Aga ma mõtlen, et see sai ju tulla ikkagi sellepärast, et nähti, et kodumaine toodang läheb, kodumaide toodangul on teatud, eks ole, piirangud sellega, et kes siis nagu teevad, kellel on see kompetents, kellel on rahastus, et siis sinna nagu lihtsalt seda mahtu juurde teha, tuleb veel ise teha, sellepärast muidu seda ei tule piisavalt, eks ole. Ja see on asi, mida sa ei saa mõjutada, et päeva lõpuks, kas see mingi produktsioonimaja siis nagu teeb sellel aastal selle asja ära või ei tee ära, eks ole. Ja üldse üldine filmi nii-öelda või kinomaailm räägib eelmisest aastast ongi see, et kuna Ameerikas ei tulnud nii palju nagu suuri filme, siis
kohalik film mängib väga suurt rolli. Jah, no ma mõtlengi, et see on tegelikult nagu suure riskiga seotud äri, et ma mäletan, kui me omal ajal Kalev Meediat tegime, ega me ju ka mitte suurele ekraanile, aga telesse ju ikkagi lasime toota asju ja need on tegelikult ikkagi nagu kallid produktsioonid on ju, ja sa tegelikult lõpuni ei tea kunagi, kas see asi läheb ka või ei lähe, et sa teed tohutut pingutust selleks on ju, et siis ma jälle mõtlesin, et seal nagu tootearenduses on nagu suur osa on ju, et sa proovid samamoodi aru saada, et mis žanrid sa teed on ju, mis on selle žanri selline edu olnud varasemalt on ju, palju see potentsiaalset huvi on, siis kuidas see toode seal kokku pannakse ja siis kogu see ütleme lansseerimise pool sinna taha, et tegelikult võib-olla isegi võiks öelda, et kõige suuremad riskid ongi selliste suurte produktsioonidega, sest muidu ma teen mingit jaekaubanduse jaoks ühte toodet, on ka kulu, aga kulu on ikka hoopis teisest suurusjärgust on ju. Et see, et ega nagu ongi, et sa ei tea, kas see tegelikult ka inimestele meeldib või mitte. Sul on teatud eelduses, et kõvasti eeltööd aitavad ju täpselt, väga hästi lähevad järjed, me teame seda, kindlad näitlejad, kvaliteet, pass selle ümber, kõik see, et kõik tahavad ju teha tegelikult ikkagi head asja. Sa praegu räägid agentuuri ja klientidega, eks ole, jah? Ma mõtlen klientidega siis ettevõtetega, kes ka reklaame planeerivad, on ju, ostavad ise, eks ole, on ju. Kuidas sinu tunnetus on, et kui sa nüüd võrdled oma sellist ühelegi, sa oled olnud, eks ole, meediaagentuuris ka, on ju, 10 aasta tagust on ju, kas klient on muutunud, aga kas agentuur on muutunud viisidest, kuidas ta asjadest räägib või asju nagu mõtleb? Ma arvan, et kõige suurem väljakutse kliendi ja agentuuri vahel on see, et klientide arusaam, kui palju tegelikult agentuur tööd teeb. Ja ega klient, kuna ärimudelid, ütleme kliendi ja meediaagentuuri vahel on olnud kogu aeg ühesugused, siis arusaam, et peaks maksma inimese töö eest reaalselt nagu väärtuslikku raha, see arusaam vajab kõvasti veel sisse töötamist. Sa mõtled nüüd seda, et jällegi me oleme ka siin erinevates episoodis seda puudutanud, et see klassikaline meediaagentuuri protsent, eks ole, mida planeerimisest on makstud, et see on olnud nii väike ja see on nagu tunne, et see ei olegi mingisugune töö, et seal on kaubeldud, eks ole, protsendiühikute osas on ja nüüd me oleme justkui nagu liikumas sinna, et proovitakse nagu näidata, et tegelikult planeerimisest peaks maksma. Sest see on inimeste reaalne teadmine, mis sinna sisse läheb. Et sa mõtled, et see on üks asi, mis on praegu sellises nagu muutumuses, jah, et see ühelt poolt selle arusaamatus või arusaamise tahe ja teiselt poolt jällegi selle mudeli tutvustamine, see on üks asi, eks ole, jah. Kas on midagi veel, mingi nagu nurk, kuidas lähenetakse muutunud või? Ma ütleks, et see sõltub nii palju kliendist. On osad kliendid, kes teevad kogu aeg ühtemoodi, nagu on tehtud 10 aastat tagasi. On kliendid, kes jälle kaasavad väga palju, seesama, et sa kaasad erinevad osapooled kohe alguses, sa paned ühe lauataha reklaamiagentuuri, digiagentuuri, meediaagentuuri, enda sisemised inimesed, koos tehakse, mõeldakse välja, mis on see suund, visioon, tegelikult nii peaks olema nagu ideaalne, ma arvan, koostöö. Aga see, et meil on laua taga nagu nii palju erinevad agentuuride esindajad versus, et üks agentuur peaks katma võib-olla kõiki neid, kas see on nagu mingi võimalus üldse või ei ole? Eks selle poole ka liigutakse, et kui me mõtleme nagu gruppe, näiteks Age.com'il on ju on meediaagentuurid, reklaamiagentuurid, nüüd on digiagentuur, et kas ühte agentuuri on mõtet seda kõike kokku panna, ma ei usu Eesti mõistes, sellepärast neid kliente, kes tahavad kõike, neid ei ole piisavalt. Ehk et kui sul kuuluvad nagu, sul on tugevad partnerid erinevate nii-öelda suunitlustega, see toimib paremini. No aga hea näide on tegelikult ju Ecuadori on ju, kus suure tõenäosusega ta teenindab väiksemaid kliente, jällegi, mis on väike ja suur on nagu suhteline, aga põhimõtteliselt, et ta on ehitanud välja kõik kompetentsid, et justkui siis seal nagu kaetakse erinevaid, oleneb selle kliendile, et teeme natuke seda. Sina räägid nagu põhimõtteliselt sellistest suurklientidest, kes, kui nad lähevad mingisse kanalisse, siis nad on nagu suuremalt seal, on ju. Ja siis on jälle nagu raske, võib-olla kui sul on väike kompetents selle vastu, et sul peab ikkagi mingi spetsialiseeritud nagu seltskond olema. Ma mõtlengi nagu kompetentsi poole pealt, et
digimeedia ju areneb nii kiiresti ja muutub nii kiiresti, et sa pead nagu olema on top of that ja tegelikult teleplaneerimine eeldab ikkagi ka kogemust ja kompetentsi ja seda nagu hoida sees lihtsalt ei tasu ära. Et sa näed nagu selles kõige suuremat väljakutset seal on ju. Aga ma mõtlen, kas, ma ei tea, professionaalsuse tase on see tõusnud või on see samaks jäänud, et inimesi tuleb, inimesi läheb, et seal nagu otseselt ei muutu, et lähekse, lihtsalt käiakse nagu ajaga kaasas oma olemuselt, et sa seal ei tunneta mingi suurt erisust. Sa mõtled agentuuride professionaalsust? Jah. Mina arvan, et meie kõikides agentuurides töötavad väga professionaalsed inimesed, kes on oma valdkonna spetsialistid. Aga kas on uusi agentuuri ka tulnud sinu jaoks? No on tulnud digiagentuure, on väikseid. Aga ütleme, et meediaagentuurid on kõik samad, minu meelest, kes on olnud, inimesed on samad, suured reklaamiagentuurid on samad. Et tegelikult mina näen nagu seda, et meie see meedia, reklaami, turundusmaailm koosneb ikkagi mingi teatud hulk inimesi, kes siis roteerub erinevate ettevõtete vahel. Aga ma räägin oma põlvkonnast. Ma neid nagu noori ma väga ei tea, aga neid tuleb peale ju, kindlasti tuleb. No vanemad hakkavad juba vanaks saama, et lähevad eest ära. Mingi vahetus peab toimuma. Miks meil nii palju õrnemasu esindajaid on turundusvaldkonnas? Visuaalselt on see näha, kui sa lähed konverentsidele, eks ole, et mehi otsi nagu tikutulega taga. Isegi neid, ütleme, teeme siin podcaste, väga vähe on vaja mehi saada siia, eks ole. Võib-olla see on selline meie turundusmaailmas olemise riigi noorus. Ehk et ma arvan, et veel 15 aastat tagasi oli see, et turundusjuht oli ju ikkagi sekretärist välja kasvanud, kes tellis pastakaid. Ja tavaliselt olid need noored blondid tüdrukud. Ja ma arvan, et sealt kuidagi on see nagu, see on selline psühholoogiline, et turundus on selline naiselik amet, kuna sa pead koordineerima ja suhtlema ja ikkagi need ilusad pildid ja kampaaniad aga kui ma mõtlen selleni, kus on turundus praegu ja milliseid teadmisi ja oskusi sul peavad olema, mina arvan, et nii mehed kui naised sobivad sinna väga hästi, et tegelikult võib-olla isegi mehed paremini. No täna me oleme andmete turunduses. Kuidas sinul andmete nagu ümberkäimine on? Kas sina sõber, jällegi tegevjuhi ametis kindlasti, aga et on see mingi loomupärane, et mõni on hästi siuke pehmete asjade, et ta tahabki nagu selle. Mina olen rohkem numbri-inimene, et ma olen nagu väga ratsionaalne, et ma tunnen, et mul jääb puudu tegelikult sellest emotsionaalsusest ja loomingulisusest ja brändi tunnetusest, et see on minu võib-olla nõrgem lüli. Aga siis võiks öelda, et see ajastu on sinu jaoks parem, sest andmeid on üha rohkem selleks, et üldse otsuseid teha, sest võtta 15-20 aastat tagasi oli täitsa ikkagi probleem, neid andmeid oli ikkagi vähe, eks ole. Jah, ma arvan, et see, kus me oleme praegu, sobib mulle isikuna kõige paremini. Mida sa vaatad andmest, ütleme, et ka mõõdikutest võib-olla, mida sa kõige rohkem vaatad, sa juba parem nimetasid top of mind'i ja neid, aga mis on sinu jaoks sellised nagu A ja O mõõdikud, mida sa igal juhul jälgid alati? Nõme seda öelda, aga müüki. Müüki, ehk nagu reaalseid numbreid, kui palju meid ostetakse. Nii, see on natuke nagu, eks ole, nagu tagasiulatuv data, aga selle pealt me saame midagi teha. Käive on kõik või on maht sinu jaoks või on kasumlinumber seal vahel? Ma vaatan jooksvalt, ma vaatan seda, et palju on kinokülastest, iga nädal on sul eesmärgid ees ja palju raha on, palju piletite pealt raha, palju toidu pealt raha ja päeva lõpuks, iga kuu lõpus vaatan ikkagi müügikasumit. See on see kõige olulisem. Aga ütleme, et jooksvalt oleneb kanalitest, mida ma siis jälgin, et kas ma jälgin open rate'i, conversion rate'i, turu osa, ka saalide täituvuse osa, väga palju erinevaid. Tegelikult neid näitajaid on nagu palju, et sa enam ei paarist kolmest sa ei saa nagu midagi kätte, eks ole. Tahtsin küsida veel sellest osast, et kuidas sa saad aru, mida tarbijad ootavad. Üleüldiselt mõttes, võib-olla kui sa karjäärile vaatad ka nagu tagasi, et jah, meil on nagu numbrid, mida me saame analüüsida, aga kus sa ikkagi nagu saad seda tunnetust, et tarbijate ootused on sellised või... Klientide tagasiside,
noh, mida meie... Mis oli nii ja naa, nagu sa ütlesid, seal on nii positiivset seal on positiivset kui negatiivset, aga noh, sa saad mingeid kitsaskohti seal teada ja ootus, et noh, meie kliendid on õnneks ka väga valmis pikalt kirjutama. Ehk et noh, meil on nii-öelda jah, klienditeenindus selle koha pealt, et mis on nagu infoliin ja e-mail, aga noh, kliendid on ka väga varmad oma arvamust avaldama ka kinotöötajatele, kes tegelikult seda edasi annavad, et meil on... Tulevad, räägivad seal, et kuule, seal oli nüüd see asi jama. Ja meil on iga päev tulevad iga kino kohta raportid, kus on tegelikult kõik see info olemas, mis eelmine päev juhtus. Ja kuidas te koolitate neid ütleme siis seal, neid töötajaid niimoodi, et kuulge, et kui sa kuuled, et siis anna see edasi ja... See on protsessis sees, see on igapäevane tööprotsess. Nad on kuidagi motiveeritud sellest, ma mõtlen, et nad võiks öelda, no jah, rääks ära, mis ma sellest ikka edasi ütlen. Ma ei oskagi öelda, ma arvan, et see tundub neile nagu normaalsus. Et see on üks osa tööst. Jah. No see ei ole nii loomupärane tegelikult, kui sa nii võtad inimestel edasi rääkida kõike. Jah, aga noh, kuna ta vahetuse vanem peab täitma seda raportit, siis ta küsib. Ja seal on see eraldi koht, kus sa pead kliendi tagasisidet nagu... Ja seda antakse palju, jah? Jah. See ei ole üldse tüüpiline eestlastele ju tegelikult. Noh, ütleme ükspuha, mis rahvuses seal on. Ei, eestlane tahab väga negatiivset tagasisidet. Positiivset ta ei taha anda. Negatiivset võiks et midagi, mis häiris, midagi, mis ei meeldinud. Ja. Mis seal kõige markantsemad juhused on, et keegi kõrval norskas või mingid niisugused asjad? Ei, no on meil, markantsemad on see, et kui tulid erinevad veibid ja e-sigaretid, siis tõmmati, me pidime lausagi panema hoiatussildi ekraanile, et ei tohi saalis suitsetada. Ja noh, eks on igasuguseid markantseid teemasid. Võib-olla mida isegi sa öelda, on. Jah. Et kuuled tagasi, et vaatad andmeid, kas on veel midagi, kus sa siis oma otsuste jaoks teed? Noh, ma arvan, et kogu meedia nii-öelda, no üks asi on ka see, et noh, mingid valdkonna uuringud ja see, kuhu maailm liigub, kuidas kliendid käituvad, noh, kino on ka selle rahvusvahelise kinoliidu liige, kus tuleb hästi palju raporteid ja... Kas see, mis on juhtunud kuskil, ja nüüd on küsimus, kus on juhtunud, tuleb ka viitena meile, kas see tuleb alati või tuleb see niisuguse nagu, noh, et mõningal juhul tuleb ja mõningal juhul ei tule või? Et Ameerikas toimub midagi näiteks või toimub hoopis Aasias ja see tuleb Ameerikas, et kuidas sa nagu vaatad seda flow'd, nagu praegu on lätlastel? Ma ütleks, et suured asjad ikka kõik jõuavad siia. Aga kui suur see viide on? Ma ei mõtle nüüd nagu filmi ennast, ma mõtlen just niisugust trendi, kuidas midagi nagu tarbitakse rohkem või vähem või see viis, kuidas tarbitakse. Pean sööki andma, noh, või ei pea, kuidas pean sööki andma, eks ole. No näiteks see, et meil on staaritoolid ja sa saad seal süüa, oleme me maailmas esimesed, me oleme innovaatorid seal tegelikult. Et ei saa öelda, et me oleme kedagi kopeerinud, vaid käib vastupidi, et meie käest kopeeritakse. Küsitakse, kuidas see on, mis see tähendab, eks ole, on ju. Et ja noh, see tõi ka meil eelmine aasta auhinna kui Euroopa kõige innovatiilisem kinokett. Aga kuidas see sündis see mõte? Te jälgisite, et kliendid ütlevad, et tahaks nagu süüa ka või proovisite? Issand, ma isegi ei oska öelda, kuidas see sinna jõudis. See oli, ma arvan, arenduse ja tiimi nagu mõttemaailm, et mis oleks see, kuhu me tahame nagu jõuda. No meid toetab kindlasti see, et Apollo Grupil on ju erinevad restorani ärid, mis aitab sellist teenust sünergiat vaadata, eks ole. Aga noh, mina, kui ma kinoga liitusin, siis oli see, et mille peale sa ennem ei mõtle, on see, et me oleme Eestis monopol on meile kahjulik, kuna ei tunnetata ju seda, et mis oleks midagi muud. Ehk mis on hea ja mis ei ole hea. Võrdlust ei ole. Ja kui sa oled turist, sa ei käi teistes riikides kinos. Sa ei tea, mis seal on. Ja Eesti inimene on harjunud selle kvaliteediga, mis tähendab seda, et see on tema jaoks hügieenitase juba. Ja selle pealt nagu veel edasi minna on parajad välja. Kuule, kui palju meil sellist on, ma kunagi mäletan, kui ma Saksamaal olin külas, siis ma käisin seal mingisuguse filmi esilinastusel, ma olin nagu noor ja seal on niisugused fännid tulevad kokku ja see on nagu elamus, on ju, noh, kostümeeritud on ju, tohutud hõiskad ja nii edasi. Kas meil on niisugust nagu fännikarja ka või? Olene filmist, Barbie ajal oli. Oli, jah. Saalid olid täis ikkagi roosades riietes inimesi ja olid isegi nii-öelda
suunamudijad, kes kirjutasid, et mul on roosa Barbi auto, et ma võiks tulla kino ette selle autoga ja aga need on need filmid, kus annab nagu nii-öelda midagi teha. Et noh, tavapäraselt on ikkagi meie esilinastused lihtsalt, et on punane vaip, on selle valdkonna tegijad, näitlejad. Aga ma arvan, et see on Eesti väiksus, et me kõik tunneme kõiki, et noh, meie jaoks ei ole see, meil ei ole seda fännlust, sest see inimene on nii lähedal. Sa oled tõenäoliselt temaga kas ühes koolis käinud, võib-olla kuskil töötanud, ta on kellegi sugulane. No see on see siis, kui on kohalikud filmid, on, aga ma mõtlen aga välismaalased, noh, nad ei tule siia ju neid suuri esilinastusi tegema ja noh, need näitlejad ei tule ju siia, et noh, nad teevad oma suuri esilinastusi Londonis või Ameerikas. Kas see on täitsa välistatud saada Baltikumisse mõne mingi, võib-olla isegi ma ei tea, A-klassi staar või midagi nagu kunagi välja? No PÖFF ju sellega kogu aeg tegeleb ja noh, eks neil ju õnnestub siia ikkagi PÖFFi raames saada. Aga see ongi see, et kuna ta on A-klassi filmifestival, sellepärast saadakse. Noh, muidu me oleme ikkagi ju nii väike turg. Keegi ei taha kuulda. No ei ole mõtet siia, noh see investeering on nii suur, et nad ei tee seda. Räägime korra tulevikust ka, et tehisintellekt käib hästi palju läbi, kas see on kuidagi jõudnud sinuni? No ikka, noh, ChatGPT ikka kasutame igapäevaselt. Ja milleks sa kasutad seda? Ma kasutan natukene nii-öelda, kui mul on vaja kokku panna mingisuguseid protseduurilisi vorme või siis mingeid küsitlusi nagu sellise asja jaoks. Me oleme ka loonud sinna nii-öelda SEO mudelid, mis aitaks meil nagu lihtsalt neid meta mingeid titleid täita, artiklite kirjutamiseks, pressiteadete kirjutamiseks, selleks ja ka noh, meie disainer ka piltide loomiseks tegelikult kasutab. Et sa tegelikult ikkagi nagu loome osas ka juba kasutad? Ja. Sa pigem vaatad positiivselt sellele otsa? Ja, vaatan. Sest mina näen nagu seda, et kuigi noh, ta areneb nii kiiresti ja noh, nüüd juba kui ma vaatan, nagu on mingid visuaalid, kus sa ikkagi saad aru, et see on AI tehtud, aga on mingid asjad juba, kus on nagu silme ei seleta. Et tegelikult see kvaliteet, mida nad pakuvad, on ülihea. Mis sa sellest arvad, et kas mingis osas see tehisintellekti areng hakkab üha rohkem ka agentuure asendama või? Sest sa saad ikkagi päris palju ise ära teha täitsa nagu heal tasemel. Mina näeks nagu seda, et agentuur võtaks selle ise kasutusele. No see sama, et noh, praegu väga tihti on ärimudel ju see, et kus sa saad raha, on see, et ma formatin erinevaid kujundusi, eks ju. Et, ja noh, on ju siiani ka turundusjuhtideks ütled, saada mulle 200 erinevat varianti ja ma siis valin. Et sa selle valiku maksad kinni, eks ole? Et tegelikult ka AI kasutamise oskus sõltub ju sellest, kuidas sa oskad talle sisendit anda. Ja võib-olla sisendi andmine tuleb reklaamiagentuuril paremini välja, mida ta sealt saada tahab. Ja see eeldab ka ikkagi aega, harjutamist ja praktiseerimist. Et noh, see on see koht, et kust need spetsialistid siis välja kasvavad, et nad võiksid ju tegelikult agentuurist välja kasvada. Mis sa sellest arvad, kas noorem generatsioon, kes lõpetab ülikoole, kas nende ootus on, et tegelikult nad kasutavadki juba tulevikus oma tööl kõike seda, mis tehisintellekt võimaldab, on ju, et ilma kui sa tuled kuskile keskkonda, kus öeldakse, et me siin vaatame rahulikult, et siis nad vaatavad, mis koht see on selline. Ma arvan küll, sest mul on 12-aastane tütar, kes kasutab ChatGPT, siis tal on need mingite platvormid, ta on AI sõber, noh, see on tema jaoks normaalsus ja tema on näiteks see, kes kui mina näitan mingit pilti sotsiaalmeedias, ütlen, et mis sa arvad või videot, et noh, see on ju AI tehtud, ma ütlen, kuidas sa aru saad? See on ju loogiline, seal on see asi, et noh, nad elavad selle sees juba. Aga nad ei vaata seda negatiivselt, eks ole. See on normaalsus. See on AI tehtud, ei ole vahet, eks ole nende jaoks. No, aga ma mõtlengi, et natuke, kas meil on praegu selline ülemineku aeg jällegi, et klassikaline agentuuri pool vaatab, et see ei ole nagu õige asi, et ole, noh, et selline näeb välja nagu mitte õige asi ja et see ei ole õige asi, et sa seda teed, on ju. Ja samas kliendina sa vaatad seda kiirust ja tarbija justkui nagu on okei sellega, et miks mitte seda teha või? Jah, ma arvan küll, et noh, agentuurid on ikkagi ju see, et nad teevad kunsti ja see on loomingulisus. Ja on teatud formaadid, mis ka seda eeldavad. Aga kui me jõuame formaadile, mis on performance-based,
siis tegelikult oleme me juba ammu seal ju, et noh, Facebook paneb ju ka ise reklaami kokku. Et noh, see ja on tehtud ju uuringuid, kus tegelikult Facebooki kokku pandud reklaam toimib paremini kui agentuuri tehtud reklaam. Et noh, see on see... Kas sul kinolinal juba on olnud ka midagi AI põhist reklaami või? Ei ole. Eestis ei ole, meil Baltikum. Sellepärast, et ei ole tehtud, eks ole, aga võiks ju tegelikult iseenesest olla. Ma arvan, et seal annaks väga hästi teha just selle koha pealt, et meil ei tehta filmidega seotud ägedaid reklaame, noh, mis maailmas tehakse, et pannakse McDonald's ja Minionid kokku ja nii edasi. Seda saaks ju AI-ga ideaalselt teha. No seal on seotud ka natukene autoriõiguste ja muude asjadega ja seal tehakse neid nagu, eks ole, noh, muidugi kodumaistega oleks nagu lihtsam seda asja teha. Ühesõnaga, sa oled pigem optimistlik tuleviku osas, et mis kõik muutuma hakkab ja ei vaata seda kui potentsiaalset lõhkujat. Ei, mina arvan, et see on nagu normaalsus. Lihtsalt seda ei tohi nagu karta, seda tuleb nagu mitte leppida, ma arvan, vastu võtta, aga ta annab rohkem võimalusi tegelikult tegeleda asjadega, mis ei ole nii ajamahukad. Noh, sul on aega mõelda ka, minu meelest meie kõige suurem probleem on see, et meil ei ole aega mõelda enam. Me lihtsalt teeme rutiinseid asju, põletame tulekahjusid, aga kui mul oleks aega mõelda, ma arvan, et siis tuleksid palju ägedamad ideed ja mõtted. Suurepärane lõpumõte, et aitäh, et tulid oma mõtteid ja kogemusi jagama meiega siia Pointi ja aitäh veel kord kõikidele, kes kuulasid ka meid. Aitäh, väga tore oli.